Algab Eesti korvpalli kõige aktuaalsemate teemade analüüs, väljakule tulevad mängumehed. Podcasti hoiab suures mängus kõrgema imendumisvõime ja bioaktiivsusega toidulisandite tootja Nordeid. Tere head vaatajad, suur suvi on saabunud, korvpallihooajad sisuliselt kõikjal kas lõppenud või lõppemas ja paras aeg on ka mängumeestel tulla viimast korda kokku ja korvpalliteemaline jutujärg üles võtta. Kui muidu olete harjunud meid kuulama tavaliselt kas siis kõrvaklappidest või autoraadios, siis nagu näete, täna oleme teiega videopildi vahendusel ja tuleme siis teieni selle hooaja viimase 39. osaga ja härrased minu kõrval sel korral moodustunud kvarteti siit paremalt käelt Audentese tüdrukute treener Marko Parkonen, Tarva potentsiaalikas uus abitreener Kristo Saage. Tervist. Ja 3x3 koondiste värske abitreener Priit Vene. Tere. Kuidas nüüd on? Päris pikalt on vahe sisse jäänud. Marko küll pole meil muidu regulaarselt stuudios olnud. Kas olete ennast nii-öelda suvelainele sätti või ikkagi teiesugustel meestel on kogu aeg pall peas kinni? No töö käib siiamaani, nii et hooaeg pole veel läbi, nii et pole hullu. Ja, et ütleme, rütm on nagu selles mõttes selle podcasti koha pealt nagu ära läinud, et muid tegemisi on palju olnud ja korvpalli ikka jälgida, aga me enam mitte siukse pilguga, et proovime viisakalt selle asja siin kokku võtta ja küll jõuab selle korvpalliga tegeleda. No peale sellist sissejuhatust ei ole rohkem midagi öelda. Ja järgmisel hooajal võib-olla etiketi ka ikkagi saad paika, et... No vaata, meil maal ei ole selles mõttes, et koroonaaeg ja poes ikkagi, kui tagument on nii suureks läinud, et siis ei ole neid teksasi niimoodi võtta, millega mugav istuda, et nööp lahti on ka kehva istuda. Okei, aga kui me tuleme enne nii-öelda oma rubriikide juurde, siis üldiselt vaadates seda korvpallihooaega, seda teist nii-öelda koroonahooaega, siis enamikes liigades ikkagi sai need mängud ära mängitud. Ja ma arvan ka, et see on nagu põhiline, et kuidas ma siis ütlen, et vähemalt toimusid need mängud, et ei olnud nii, et jälle kuskil oktoobri lõpus öeldakse, et nüüd on 7 kuud mitte midagi ei näe, et see oli nagu väga positiivne. Ja, et ütleme, siin on arenguid olnud, et tunneli lõpus nagu valgus paistis võrreldes septembriga, et mängud sai mängitud, läksid nad nagu nad läksid, kellel kuidas, kellel parem, kellel halvemini, kellel koroona mõju ja selle taha vähemalt peitu pugeda, kui oled kehvasti asju ajanud, et loodame, et uuel aastal saame rahvasaali ja normaalselt asju edasi ajada. No ega paljud liigad veel käivad, nii et on mida arutada. Alustuseks nagu tavaks saanud kohalik korvpall ja vaatame siis, mis meil kohaliku korvpalli hooajast näppude vahele jäi ja võib-olla alustuseks meie sama küsimus, et ikkagi mängitud sai. Kalev Cramo võttis Eesti-Läti liigas tiitli ära, kohalikus liigas samamoodi, et vähemalt võib vist jälle tõdeda, et positiivne on see, et need mängud said ära mängitud. No ja oli see, et ikkagi see Läti liiga võit tuli, ja kokkuvõttes see liiga nagu ka lõppes, et eks see algus oli raske, aga no lõpp on hea ja ikkagi see võit maksab, et selles mõttes oli nagu tipp-topp. Ja, et Kalev Cramo kohta ütleme nii meie kui lipulaev ikkagi Eestis on, et boonusena võib öelda, et lõpuks suutsid realiseerida selle, et võtsid mingi välisliiga võidu, ehk siis Eesti-Läti liiga ikka iseenesest on nagu välisliiga võit, et Balti liiga pole kunagi võitnud, nagu ma õieti mäletan, ja lõpuks esimene nagu siuke väljaspool Eestit ka mingi võit, et see VTB play-off on üks asi, kuhu on paar korda satutud, et aga kokkuvõttes võib öelda, et nendel läks nagu hästi, jah. No ja põhiline see, et sõltumata sellest tasemest, et me ei saa mingi Euroliigaga võrrelda seda värki, aga iseenesest mängud olid nagu põnevad, et ei olnud niisugust, et tambitakse kedagi maa alla ja nii edasi, et kogu aeg oli punkt punktis ja küll läks üks ette, teine ette ja et see oli isegi väga positiivne. No 6 korda siin rammiti 11 sisulist hooaja jooksul läbi, et minul isiklikult küll lõpus oli selline kerge tüdimus peal, et kas te oskate nagu sama väita, et alguses tõesti, nagu Marko mainis, olid need mängud põnevad ja oli huvitav vaadata, kuna kõik võitsid kõiki, aga ütleme, see 5-6 voor ikkagi hakkas ennast ammendama. No eks seda segadus selle koroonaga tekkis ja
ma ei tea, kes seda süsteemi välja mõtles, aga noh, ega mis see elu on, ega teinekord mõned satsid mängivad omavahel hooajal 8-9 korda on ka ju olemas, kus koduliigad, välisliigad, play-off'id, satud ühel pool, teisel pool, nii et ega see tippsport ongi rutiin, aga no kahju oli ikkagi see, et mida me oleme ka talvel rääkinud, et see põhiturniiril ei olnud nagu mingit väärtust, et see nagu lörtsis selle hooaja ära, et aga noh, nagu Marko ütles, et need viimased mängud olid nagu okei, et siis nagu midagi jääb ikka meelde ka, aga muidu oleks nagu päris kurb olnud see asi. Ja, et kui siin ikka inimestel jääb lõpp meelde, et kui siin vaadata kas või finaalseeriat, kus Pärnu sai ühe võidu kätte, kui aluseks Pusis Craamoga tublilt, samas Tarvas ja Rapla paid korraliku seeria maha 5-mängulise, et see oli nagu positiivne, aga ikkagi algus need mängud olidki põnevad, aga siis tublimad läksid eest ära ja nõrgemad jäid koha peale lihtsalt, et siin igasuguseid segadusi ja mängijate vahetusi ja asju, et see on täitsa tavapärane, aga siis ongi, kuidas klubi juhtkond reageerib olukorrale, mõned oma ülesandega hakkama ei saanud. No, mul on hea näide, ma olen pannud see hooaeg 3 satsiga 2x5 põhiturniiri pluss karika poolfinaali, pluss karikas 1 mäng, ehk siis Tartu ja Pedaga, Audentese tüdrukutega mänginud siis 8 korda vist Pedaga ja 7 korda Tartuga, nii et noh. Oli piisav? No me jäime kahjuks 3., muidu oleks saanud veel finaalseeriat ka veel mängida, nii et noh. Ei, see on ikka päris kurb on panna niimoodi 6 mängu ühe sama võistkonnaga, et no sul on hea võistlus vähemalt, nagu alustad on medal käes kohe, et selles mõttes on kindla peal minek. Jaa, aga noh, see ikka... Igaüks ei saanud medalit siia. Sellega ma olen nõus. No selles mõttes, et kas sul nagu mure ka... loetakse kevadel. Ja, kas sul on nagu mure ka, et naiste treeneriks tahab vist igaüks saada kohe medalil, vaata, et CV-sse midagi kirja panna, et... Ei, mul sellist muret ei ole. Ma pigem olekski ühte satsi vaja, et saaks vähemalt mingisugust seeriat mängida. Ükskõik, mis seerias on siis, kas mingi pronksi poolfinaali, ma ei tea, 6. koha peale vahet ei ole, aga mingi play-offi õngu võiks olla. Ja muidu noored ei arene ju, see on ju selge ju päev, et noh, mängid põhiturniiri ära, ühtegi tähtsat mängu piltlikult öeldes ei saa, et noh, see ongi selle asja kurbloolisi, nalja võime teha küll, et kolm satsi saad kohe medali, aga tegelikult see on ikka magena. No ja siin ma eeldan, et siin on see probleem, et võiks neid satse juurde panna ja ma arvan, et tüdrukute nagu eelarve ei pea nii suur olema, et seal mängida, aga kus neid mängijaid võtta, et see on nagu küsimus ja jõuame Eesti liigas ka kindlasti selleni. No näe, väga hea, Marko, peame teinekord ka saatesse võtma, siin saame naiste korvpallist ka kohe nii täis ülevaate. Muus eas rääkida, aga enne kui me vaatame Eesti liiga mõttes tulevikku, siis mehed, mis näppude vahel jäi, et okei, Cramo võitis, Pärnu 2, Rapla 3, aga tuli mehi pildile, oli noormängijaid, kelle üle rõõmu tunda just nii-öelda selles suhtes Eesti rahvuskoondise mõttes, et saime me nii-öelda mõne mehe nagu juurde nüüd tulevikuks. No ma ei tea, kas rahvuskoondis saime, aga meil on isegi liigas mehi ju puudu, nii et sinna me ikkagi paar nime ikkagi saime, et see on nagu positiivne, et noh, kes sinna koodisse lähevad, ega enamus on ikkagi need, kes välismaal mängivad, et see on ka selge päev. Ja need on ikkagi kandvas rollis, et ega me kodumaa mehi siin nii väga palju pole, aga kui Cramo mehed välja arvata võib-olla. Sest ikkagi see, et paar nimed oli lihtsalt nagu liigasse juurde ja on täitsa arvestataval tasemel, et see on nagu tore. Aga saab mehed ju ka koduliigast koondisesse. Märt Rosenthal näitas selle selluajal ära, et ei ole see asi nii hull midagi, et ainult välismaale minek on see, mis viib koondisesse, mitte et ma välismaale mineku vastu oleksin, aga näitas Märt tegelikult, et saab ka siit. No ja ega see välismaale ainult minek nagu ka ei too, eks ju, et muidugi ise pead ikka ka mees olema, aga no ma ütlesin, et kandvat rolli mängivad ikkagi need, kes nagu on, aga selles mõttes on hästi jah, et koduliigast ikka saab, et miks ei peaks saama, no kes vähegi tahab, see peaks ju saama tegelikult, aga no eks paljud asjad peavad kokku ka langema. No Jukka käib ju mänge vaatamas, et ta peab ju puru loll olema, kui sa lööd siin Eestis platsi puhtaks, seda see kutset ei saa ja oled eestlane ka veel, et mäng selle kutse sulle toob ja sinu, ütleme, võimalus annab sulle sinu plussid ja miinused, kuidas selle ära kasutada on teine küsimus, et nägime ju tegelikult Rosenthal sai selle kutse, ma ei tea, ega meie ei tea, kui kindlalt või kui mitte kindlalt ta selle sai, aga Permist ta ikkagi oma osa täitsa ära, ja mis oli suur üllatus nagu. No, tulles Priidu juttu tagasi, siis põhipoint on selles, et kui minu silmis enamus arengu tegid ikkagi sellised 18-aastased mängijad. Aga kui me saame meistliigasse paar mängijat juurde, siis me peame kartma seda, et võib-olla ülevalt keegi lõpetab ära. Ehk siis me jääme ikka sama numbri juurde või siis ütleme 2-3 meest lähevad proovivad välismaal ja ei no, eks mõned ikka lõpetavad, aga noh, see oleks veel hullem, kui alt ka peale ka ei tule ja osad lõpetavad. Sellega ma olen nõus, aga... Siis läheks vahe ju... Sinna me veel jõuame. Siis läheks vahe ju veel suuremaks. Selle jutu me veel juurde veel jõuame, aga ütleme, räägime siis nimedest ka. No, kindlasti Hugo Toom Pärnust, eks
ma usun, et ka TalTechist vaatamata Kasinal hooajale, ütleme Ojamäe, Matute Berner tulid pildile, on veel kedagi tuua? No Ken-Marti Reinalt tegelikult alustas ju hooaega päris korralikult, ütleme, et noh, vigastus tuli selga, aga ma arvan, et see nimi oleks veel lisaks tulnud. Sten Kaldre, ütleme, Tom Kaldre, vabandust, jah, Sten Kaldre tegi ka päris korraliku hooaja lõpu, ütleme, aga Tom Kaldre tegelikult hooaja teisel poolel ikkagi, me teda siin kritiseerisime küll, aga hooaja teisel poolel ta ikkagi tõusis päris korralikult pildi peale ja tegi päris häid mänge, nii et see on ka üks nimi, keda natuke vanem mees juba, ütleme Oliver Suurorg Tartust ju ka tegelikult. No Oliveril ongi paras aeg, ütleme, tal oli ikkagi teine aasta, niisuguse kõrgemal esimese aasta läheb ikka selle sisseelamise peale ja mängu nagu õppimise peale, et selles mõttes, et sealt see nimi ka kindlasti, jah. Pluss siis ütleme noorem Suurorg Pärnust, ütleme küll ei saa mingi metsikuid minuteid, aga siin finaalseerias ühe mängu mängis täitsa korralikult nagu mõtte taseme mõttes on ja seal nagu selles mõttes ainet on ja selle kohta tuleb ikka öelda, et kui sa ütleme, tuled sealt noorteklassist või kuskilt esiliigast näiteks meistriliigasse, vahet ei ole, mis võistkonda, eks. Noh, sa pead esimese või teise aasta õppima lihtsalt käituma, et seal on hoopis teised nüansid, et nendega nagu said hakkama need mängijad, keda nimetasid. No ma panen selle Kasemetsa ka sinna juurde, et nii palju, kui talle usaldati, siis ta ikkagi sai ütleme, pigem jäi positiivse poole peale oma rolliga ja sellega, mis ta seal tegema pidi. Nojah, ütleme nii, et mängija, kes on nagu pildis, kellega tahetakse läbi rääkida, kuskile võtta, et me veel jõuame siin punktis Eestis kindlasti nende meeskondade arvu juurde ja eeldavate mängijate juurde, siis neid meil tegelikult puudu on, et meil tasemeks, aga kui inimene ei saa võimalust, siis on nagu keeruline seda üldse kuskilt midagi saada. No teeme siis seda ka, mida me kõige paremini oskame, ehk siis kritiseerime, et kellelt oleks enim oodanud, kes võib-olla ütleme persoonide põhiselt, ütleme nii, et kas nüüd valmistasid pettumuse, aga oleks oodanud rohkem. Ma ei tea, on üldse selliseid? Kindlasti on, et siin on selles mõttes, et ei saa nagu öelda, et ta nagu ülikehvasti tegi, nagu, aga eks on erinevad põhjused, et me neid ju kõike täpselt ei tea. No, mina oleks oodanud näiteks, et TalTechis, kui me võtame Smalts, et oleks teinud nagu stabiilsem hooaja esialgu, noh, selles mõttes esiteks on ja nagu, et oleku ja kuju pärast oleks nagu sihuke vend, nagu oleks Kalev Cramos on, aga samas ma loodaks, et ta nagu teeks mingi sammu edasi, eks. Mängijaid siin... Aga paratamatult me ikkagi otsime neid mängijaid pigem tagumise otsa satsidest, kes ütleme ka võistkonnana ebaõnnestusid. No ei tea selles mõttes, et ega palju neid võistkondi on, kes meil tegelikult ülihästi õnnestusid, et mõni nagu hüppas üle oma varju, vähemalt meie silmis, mis me siin mingeid tabeleid tegime, eks. No Mart Esinelik võib endaga ikkagi üsna rahul jääda. Jah, sellega võib küll nõus olla, jah, aga... Ma toon siia näite, et pigem võib-olla väga suuri läbikukkujaid ei olnud, aga peaks vaatama just seda play-offi osa, et need, kes siin särasid ja stabiilselt mängisid põhiturniiril, kui play-offis jooksid lati alt läbi, siis see on palju ohtlikum näitaja, et kui see on toimunud aastast, võib-olla paar aastat järjest, siis nende meestega tuleb natuke teistmoodi võib-olla käituda, et neid mehi oli nii Pärnus, Raplas, kes meil seal oli Rakvere ikkagi mängis suht oma seal välja. Seal ei saa ka nii öelda selles mõttes, et TalTechiga ju tegelikult, ütleme TalTechil Rakverega võrreldes TalTechiga ju neil lihtsalt, minu isiklik arvamus on, et ükskõik, mis võistkond oleks TalTechiga mänginud, sel hetkel play-offis ta oleks jõudnud top 4. Sest TalTechil polnud nagu midagi. Esiteks Killing möllas ära oma taha panemisega, eks. Tulid Rakveresse mängu, me kommenteerime seda mängu siin, mäletad, Käbiniga tulid nagu uus hingamine, palutasid 15-ga, palju nad seal ees olid, eks. Järsku kukkus kokku nagu kaardimaja, eks. Siim mängisid vahe vist 2 ja ka domineerisid, oli nagu okei kõik, aga siis tuligi nagu see välja, see mängumeeste koht. Tarvas oli Kluditis, oli Harris ja joonistasid selle lihtsalt ära lõpuks võiduks. No Priit, millised välismängijad silma jäid? Ja millised võistkonnad võib-olla tegid head valikud, võib-olla kogu kompoti mõttes, sest nagu me teame, enamikel satsidel on ju mitu välismaalast, kui me ütleme, jätame TalTechi välja, et kes said pihta, kes panid mööda? Rapla pani hooaja alguses ju, ütleme, pani ikkagi pihta ja pani hooaja keskel pihta oma mängujuhtidega nii-öelda, et see on, ütleme, jah, üks päris nagu hea külg sellel aastal. Ja läbi aastate tegelikult Rapla on hoidnud sellist välismängijate mõttes üsna stabiilset taset, et selliseid väga suuri ärakukkumisi ja puussepanekuid seal ei ole olnud tegelikult. No neil ikka on olnud seal ka neid varasematel aegadel, aga nad ikkagi on saanud jah, et nagu paremal poolt, ütleme,
ütleme nii, et neil on tulnud nagu inimestena niisugused tagasihoidlikumad inimesed, et ei ole niisuguseid tuulekerasi väga palju olnud, võib-olla see Kuusmaal see Suarez või kes oli see seal pommitas ja nagu püüdis nagu ise rohkem teha, et nad on nagu saanud nagu selle nagu enam-vähem paika vahelt välisel vaatused, aga ma muidugi siseselt ei tea, et aga mujal satsides on tulnud ju igasuguseid huvitavaid vendi, kes on nagu maailma parimad ja arvavad, et lähevad siit liigas kohe otse NBA-sse, noh. Näiteks mul tuleb meelde eelmine aasta meil see pikk oli see Tommy Boy sealt arvas, eks ta küsis mu käest, kas sa arvad, ma Euroliigasest saan. Noh, mis sa oskad vastata? Mis ütlesid talle? Muidugi saab, ma ütlesin, see on parim meeldib. Läkski vist? Never. No ma ei tea, ma arvan, ei ta läks kuskile, ma ei tea, kuhu ta läks. No. Et see on nagu selles mõttes, et kui sa tuled siukse suhtumisega, et kuule, venal löö, noh, nagu Eestis plats puhtaks või siis ta tuleb Tarvasse ja me treenime niigi nagu 2 korda päevas käisime trennis, on ju, need ülejäänud nädalast tähendab, on ju, ülejäänud aja nad tegid sama seal mingid asja, eks. Siis ta ütleb pärast esimest nädalat, et kurat tahaks Austraaliasse tagasi saada, seal oli üks trenn, üks mäng, et ülejäänud aja vaatasid ise, no, et liiga palju trenni, nagu siis nagu mõtled, et ma ei tea, no. See on nagu keeruline, noh. Ja ei tulnud tagasi, aga Rapla pani enam-vähem kõigiga pihta, ütleme, no Pärnu oli nendest eespool. Noh, Pärnu, ma arvan, et need lätlased olid päris tublid, aga nendel ei olnud nagu sellist mängujuhti, kes neid oleks nagu toitnud, ütleme, et Maksuuni nagu isiklikus plaanis tegi numbreid küll, aga see nagu ütleme nüüd, seal ei olnud nagu kõrval sellist, kes nagu aitaks seda pikkasid ka nagu toita, et see nagu oli nagu selle lätlaste ära kukkumise nagu põhjus, ütleme arvatavasti, et kuigi Jaunseps seal tegelikult ju niisugust individuaalselt asja nagu tegi, aga see oli ka nii juhuslik, et noh, see oleks võinud olla ühel päeval näiteks ka täitsa olematu ja neid mänge oli ka päris palju, noh. Ja noh, Rakvere jäi 4., eks noh, seal on täpselt pooleks, et üks oli nagu väga asjalik ameeriklane, eks ju, teine oli praktiliselt 0, lätlane oli asjalik valik, et selles mõttes nad panid pihta ja vahepeal tekitasid elavust ju Kuksikesi ka, et see tõi ju neile võite juurde. Just, tõi kilosid, aga tõi võite ka, et no Ogre me ju nägime, kui Ogre lõpuks Eesti-Lätiseks jõudis. Ja noh, ütleme, et noh, Tartu pani minu arust ikka lati alt ikka selles mõttes nagu täiega läbi, no, et sealt ei olegi nagu midagi rääkida ja noh, siis Tallinna Kalev on veel omaette ooper, kuigi seal tegelikult paar mängumeest olid päris korralikud, aga keda ei jõutud nagu kinni hoida või osatud ja ma ei tea, noh, ei osatud neid kasutada ka lõpuks, et see oli nagu selle. Aga jäädi endale vähemalt kindlaks, et prooviti hooaja lõpuni ikkagi. No seda küll jah, et kui sa ikka terve meeskonna jagu neid ära proovid, et siis 11-st 2 ikka näkkab ja tegelikult võib-olla 2 näkkaski. Tahtsin just öelda, et kui ikkagi sul terve satsi jagu vendas läbi käib, et siis vahepeal keegi ikka midagi ilusat teeb ja ma eeldan, et kui näiteks 28 veebruar või mis see viimane veebruari päev ei oleksid ülemineku hakanud, siis neil käiks siiamaani veel, noh, et muidu sellega lõpeb ära lihtsalt ja siis need viimased 4, kes olid, need jäid sellepärast, et enam vahetada ei saanud. No nii, Marko. Eks ta nii on. Tartu poole pealt ma ütlen, et see, mis ta oli äkki Reimann oli Tartule alguses oli kasulik, aga kuna see läks minema, siis see lõi vist, ma arvan, et suure põntsu selle Tartu poole peale. Ja ega, noh, eks Cramo pani ikkagi suht nagu ka. Aga naiste liigas oli ka välismängijad ju? Ja ikka oli välja. Need pandi pihta või mööda? Need ikka pandi pihta, sest et Tartul oli 2 tükki, 1 lätlane ja 1 soomlanna, siis need olid väga okeid. Aga need tulid vist ikkagi pigem kooli pärast. Ei, ma tahtsin just vastata, et seal, ma tahtsin just ise selle küsimuse ära vastata, et ma Petersoni kes küsisin, et midagi vähemalt võitsid, et tulid naistega karikavõitjaks, et välismaalastega ka pihta pannud, siis ütlesid, et need olid õnneks ise ja tasutuna, et ei pidanud ise otsustama, vaata, et siis on nagu. Oleks meestega sama mudelit järgi. Ei, no siis läheb Tallinna Kaleviks, et nii ei saa, aga no, eks siin on, ma ei kujuta ette, et kindlasti noh, Tartu, kui võtta Reimann välja jätta, siis nagu teoreetiliselt ei pannud üldse pihta. See Paarton oli ka nagu niisugune jonnipunn, et täna tegi, homme ei teinud. Ei olnud nagu niisugune isa kuju või isa tüüp, kes nagu neid noori Kivisi ja neid nagu järgi aitaks. Et see, kui ma panen 20, aga Kivi paneb 2, ma panen 2 ja Kivi paneb 20, siis noh, summa ikka, et keegi nagu kedagi paremaks ei tee. Siukse vendaseks vaja, kes teeb nagu eestlased paremaks. Priit, sina oled Tartus olnud, et no, kes need mängijaid siis valib lõpuks? Kas neid valivad, ütleme, managemendi poolelt Peterson Talts, valivad need treenerid, valitakse need koos, et noh, keegi peab ju tegelikult selle protsessi eest ka vastutama mingil määral? No, ma ei oska selle aasta kohta öelda, aga ma arvan, et eks nad ikka kõik koos vaatavad, et kaaluvad ühtpidi ja teistpidi ja siis arutavad läbi ja seal käib nagu ikka selline päris ainuisikulist otsustust ei ole. Aga kui sina näiteks olid puhtalt sinu näitel, kas sa valisid ise, valisid sa koos abitreener Kandimaaga, kas üldse managemendi pool sekkus sellesse protsessi?
ka ikka samamoodi, ega meil olid ikka mingid nimed on ju siin käivad orbiidil ringi, kes klapivad rahasummade ja asjadega, positsioonide järgi vaatad, et samamoodi, et ega nii ei olnud, et ma ütlen ühe nime ja siis selle kindlalt võtame, et arutasime läbi, oli teisi kandidaate, kes nagu paremini nagu kõigile peale läks, eks siis see võetigi. No eks seal ju välismängijate piiriks üks asi ainult on, et hind lihtsalt, et ega seal muud ei ole. No. Et kui kas sul on ja siis ütleme, et Cramo saab sellepärast paremad mängijad võtta, nendel on limiidiks 10 000 ja siis Tallinna Kalev ja Tarvas mängivad ülejäänud mängivad 2 kuni 3 000 vahel ja siis kui 3 000-ga mööda paned ja see ka ei mängi, siis on nagu suur paans majas. No. Aga kuna see kohalik liiga meil ikkagi südamelähedane on, siis võtame nii-öelda võistkonna kaupa ka läbi ja vaatame, mis siin küla peal ka vahepeal spekuleeritud ja räägitud on ja alustame siis Kalev Cramost. No, sel hooajal ikkagi mõtleks, et vaatamata kõigele väga hea esinemine, Eesti-Läti liiga võit, kodune meistritiitel, küll mitte kergelt Pärnu vastu, VTB-s jäi küll play-offist puudu, aga nii palju, kui ma olen Kalev Cramo Leeriga rääkinud ka, siis Stelmachers on väga suure tõenäosusega jätkamas. Alustatakse läbirääkimist ka mängijatega ja väga suur huvi on minna ka Champions League'i mängima, et Marko tõotab tulla ikkagi väga huvitav aasta vaadates Kalev Cramot, et just see märksõna, mis sealt poolt tuli, oli see, et süsteem töötas ja üritatakse seda sama süsteemi hoida, paar killukest juurde anda ja mine sa tea tegelikult. No kindlasti ja ma arvan, et Cramo kontori poolele ja treeneritel meeldis ka see Moskvas saadud võit sees ka üle, et see on nagu kindlasti asi, mis neile hooajast meelde ja ka ma päris pead ei anna, aga ma tean, et siin peaks olema mingisugune reegel FIBA sarjadega, et sa ei saa osaleda vist 3 sarjas korraga. Et siis see tähendab seda, et kui Cramo VTB on nagu selgelt number 1, kui nad tahavad FIBA Champions League'i minema, siis nad peavad vist Eesti-Läti liigast loobuma ja mingi siuke, või Eesti meistrivõistlust ja eks seal pannakse neile lõpuks mingisugused asjad ette, et ja kui nad seal Champions League'is näiteks ei pruugi saada alagruppi, ega siis nad sinna ei lähe ka. Et ma väga kahtlen selles, et nad läheb proovima mängida 3. ringist alustada, et äkki saame. Ja korra on seda vist ka proovitud ja see lõppes seal kuskil teises ringis ja nii ta läks, aga tegelikult Priit, see oleks ikkagi ju Eesti korvpallile väga hea, me oleme siin hooaja jooksul rääkinud ka see Champions League'i minek ja koosolek pidavat olema FIBAga siin lähiajal, aga tegelikult ei pidavat olema üldse mingi mitte ebareaalne ja sel juhul Eesti-Läti liigas 2 vooru kodus ja võõrsil siis Cramo mängib, VTB-s nagu me teame, Himki kukub ära ja kedagi asemel ei vaadata, ehk siis sealt kukuvad ka ikkagi 2 mängu ära, nii et pidi olema täitsa tehtav see 3 liigas korraga mängida. No loodame, et on ikkagi, et ega siin ju tegelikult teised maad ju mängivad ka, et ei mängi koduliigas põhiturniiri, et no mis siis sellest ikka, et igal juhul kuskilt peab ju alustama jällegi, et kuna meie klubide reiting on nagu nii Euroopas täitsa 0, et siis peaks ikkagi nagu üritama võimalikult palju nagu peale minna, et kui me saaks see aasta nagu kahe võistkonnaga nagu juba FIBA sarja peale, et see oleks ju väga tipp-topp, et ja ma loodan ikkagi, et leitakse see kompromiss, et kuidas seda asja tehakse. No jah, kui me seda küsid Kalev Cramo hooaja kohta, kuidas oli, et siis ma ütleks, et jõuludeni oli suht nukker ja see koroonavärk ja siis alguses ei tea, kuidas seda VTB-d ja mängid ja siis hakkasid vaikselt koguma ennast ja ütleme, pärast seda CSKA võitu läks nagu punn pealt ära ja hakkas järjest tulema karikas. No see on kohustuslik, aga ikkagi ilusa mängupildiga enam-vähem võistkond koos, et ja siis ikkagi murelapsi on ju, lõpus oli ikka täitsa latsaret ja ikkagi Eestis väga tihti ei juhtu, et sulle pakutakse võimalus Kalev Cramoga võrdselt mängida. Pärnu ühe võidu sai kätte, aga seeriaks jääb igal juhul väheks sellest, et aga Kalev Cramo uue aasta mure, Champions League okei, et Eesti mängijaid otsib, et nagu Marko ütles, et see CSKA võit jäi meelde ja see on täpselt see asi, millega nad saavad järgmine aasta mingeid mehi siia kutsuda ja ka tõenäoliselt neid samu mehi nad kinni ei hoia ja siia tullakse lihtsalt, et minna kõrgemale ja see on ju aastast aastast nii olnud ja no loodame, et ikkagi pannakse täppi, väga mööda pole pannud nende mängijate valikuga, et sellel aastal ja Stelmachers kuidagi tunnetab vist päris hästi, et on need kõik mängima saanud. Ja Eesti mängijad ilmselt on ikkagi põhiline probleem, et kust võtta, nii palju kui ma aru sain, siis üritatakse ikkagi sisuliselt sama eestlaste tuumikuga edasi minna ja ega väga muid variante ei ole, siis tegelikult kindlasti üritatakse saada mõni mees võib-olla välismaalt kätte, kes selle taseme ära kannatab. Ja seal ongi, et VTB-s on juba kohustuslik, vist oli 6 eestlast, aga see FIBA Champions League, see oleks hea positiivne kindlasti ka nendele legionääridele, kuna siis sul on 2 sellist sarja, kus sa saad ennast näidata, et Champions League'ist võib-olla tulevad need Hispaania, Türgi ja need satsid,
kellel sa saad näidata vähe teistsugune stiil, legionääridega ma arvan, et probleeme ei teki, aga Eesti mängijad on, et kui Graamos peaks 2-3 meest minema välismaale, siis nad peavad kuskilt saama need vennad, et ega see välismaalt siia toomine ei ole ka nii lihtne, et mõned mehed võib-olla ei taha ise tulla, osasid võib-olla klubid nii lihtsalt ei taha lasta. Et see on, ma arvan, et suurem probleem Graamol kui need legionääride otsimine. Just, et paljud mehed võivad ära minna siin, Jõesaar jälle teemaks on seostatud siin Saksa kõrgliigaga ja see minek pidavat ikkagi olema üsna reaalne, et kus Priit võtta neid mängijaid asemele. Kas sa näed, et välismaalt on mõned pojad koju tulemas? Ei, ma küll ei näe, et välismaalt keegi koju peaks hakkama tulema. Kas teistest Eesti klubidest on kedagi võtta? No, eks nad peavad siis kellegi leidma, ega ma ei hakka nüüd nimesid ette ütlema, aga peavad ise natuke vaeva nägema. Aga kedagi nad peaksid hakkama nagu kasvatama selles mõttes, et varsti saavad ju nende meeste paremad aastad ka läbi, kes neil seal juba kauem on olnud ja ega tuleb ju kuskile edasi vaadata, et või siis panevad üks päev poe kinni, et ma ei tea, aga kuskilt nad peavad mingid käigud tegema ja eks nad peaks ikka vaatama neid, kes nagu pead kannavad ja kes nagu mängu ka teevad, aga vaata, mis tuleb, et ma ei oska nagu seda küll ennustada. Aga Stelmachersi jätkamise ma usun, et Kiida teaks. No jah, kui asjad toimisid ja kui nad said omavahel kaubale, et selles mõttes ega mängupilt just Stelmacheris on päris korralik ja ta teab, keda ta tahab nagu võistkonda võtta ja kes need vedajad nagu on ja ikkagi loodame, et järgmine aasta seal meie omad mehed nagu nii-öelda, kes seal siis nagu olid seal Gregor ja Nurger ja võib-olla ka mõni noorem mees, et saavad ikka veel rohkem nagu pildil, et see nagu annab võib-olla mingisugust nagu seda indu juurde, et ta ikkagi laseb neil eestlastel nagu mängida ka, et päris nii ei ole, et ainult istuvad, ütleme, et aga ise pead ikka ka mees muidugi olema. Ja, et ma ütleks sellest Stelmachensi kohta, et selles mõttes, eks ta muidugi jäetakse alles, sest et ta on ikkagi võitja mentaliteediga treener, et spordis loeb ju tulemus ja seda ta on suutnud teha, et erinevatel aastatel erinevate mängijatega ja eestlased ikkagi oma võimaluse on saanud, et kui ma siin ikkagi meenutame nende serblaste käike ja mölle, et siis see oli ju ikka puha Balkani liiga ja see oli ikka täitsa pardak, et siis ju eestlased väga palju ei saanud põllule, et see on igatahes parem mudel. Eks need eestlaste pluss on, kui oletame, et Graamo mängib mõlemat suurt sarja ja Eesti-Läti liiga, siis kodus võõrsil üks ring või mis iganes, eks siis need eestlased, kes saavad mujal vähem mängida, siis nad peavad hakkama seal mängima ja see on ikkagi parem kui mitte midagi. No jah, selle juures ongi see, et tõenäoliselt sellest Stelmachersil on munesid eestlasi kasutada ka, nagu ütleme, kui me võtame Varraku tagasi, kes oli Kalev Cramos ja räägiti, ma ei tea, 3-4 aastat, et me paneme duubelvõistkonnas, mängib Eesti liigat, me hakkame VTB-le keskenduma. Siis tulid Rakveresse, siis põhimehed vedasid 37 minutit jalga tagasi järgi ja siis võitsid 10-ga, läksid laiali ja meie distsipliingil edasi. No lähme siit edasi ja võtame siis kohe selle hooaja teise finalisti Pärnu. Ja Pärnu poolt nii palju uudist, et Eiko Rannula suure tõenäosusega jätkab. Ma sain aru, et ka see eurosarja minek pidavat olema nüüd enam-vähem kindel, aga ühe löögi Pärnu ikkagi see on alles hiljuti sai, kui Märt Rosenthal, nagu saite lugeda 2-aastase lepinguga Tartusse, et mis põhjused seal taga võivad olla? Kas sa kuidagi nii mureliku häälega ütlesid selle välja praegu, et ei oled nagu ebaplev, et kas peaks minema või ei peaks minema? Toodad eurosarja, kindlasti peaks. Tegi nii murelikudest välja, et ega see lõbu siis olema muidugi. Jah, kui me võtame kas või selle Rosenthali ära, et kui me just Rosenthalist räägime, siis ma oleks loodnud, et ta läheb Kalev Cramosse, et proovib seal natukene laineid teha, aga kui ikkagi kodu kutsub, siis tuleb minna ja saab põnev olema näha, et kuidas ta seal hakkama saab selles mõttes, kui Rosenthal konkreetselt, et seal tal ei ole kangurit ja seal ei ole maksuunit, et seal ainult kaitse mängimist ei piisa, et seal on punne ka vaja, et nad panevad kiviga kaheke Eesti siukse lockdown defense, et teised ei viskagi, panevad 10-15 võidavad või midagi siukest, et seal saab huvitav olema ja vaatame, eks Kandimaal ja Sokul nuputamist on. No Pärnu koha pealt muidugi jah, et eks nad seal kõhklevad ja otsivad, aga eks see töö jäi natuke tegemata, et ega need igal aastal need turud on natuke erinevad ja sellel aastal on kui me jõuame sinnamaani, et üks võistkond võib-olla tuleb liigasse juurde, siis need mängijad jääb ju veel vähemaks ja sellel aastal on see liigutamine nagu päris varakult nagu lahti läinud, aga tuleb Tartu lau anda, et nad tegelikult jahtsid teda juba talvel ja tegid oma töö nagu lõpuni ära korralikult, nii et selles mõttes ühed võidavad, teised kaotavad, nii ikka käib spordis. Eks Pärnu teema ongi see, et kui Cramo tahab, ütleme, peaaegu siis parimaid eestlasi saada, tal on vaja 6 mängijat.
siis Pärnu tegelikult plaan oli ka ju, ma tean, et Kärp ju rääkis, et ikkagi võiks olla 3-4 koondislast. Aga kui juba üks mees on läinud, enne siin teised segavad, enne lõpuks on see, et ei saa eestlasi. Ega me ju ei tea, äkki on teised koondislased Pärnusse minemas. Aga no teeme lihtsa matemaatika, et Cramo tahab 6 head mängijat saada, eks. Pärnu vajab vähemalt 6 järgmist, mis üle jääb, 12 venda. Kõik tahavad koondise saada, neil nimekirjas muidugi neil tubli 24, et aga seal on igasugu kaerasi, eks on. Et kus need võtta, need polegi. Ja selles 24 paljud Eesti liigas konkreetselt olevad mängijad ja välismalt ära tuua, ma ei tea, Pärnusse on suht raske, aga kui nüüd Pärnu juurde tuleme, sel hooajal tegi hästi, aga kes järgmine aasta jätkavad, et ega seal Eesti mängijad iseenesest peale Valge, Rosenthali ja Kanguri väljakul ei käinud väga. Ugo Toom ja Suurvõrk ka. Kirves oli ka. Nii palju on olnud kuulda, et Kirves ja Toom pidid olema enam paigas. Kasper Suurorg, eks läheb Ameerikasse. Kristjan Kangur, kas üldse jätkab ja mis tingimustel on valmis jätkama ja korjati ju raha ka ja ega see ka nüüd kõige paremini ei õnnestunud Pärnu poolt. Et ma ei tea, kui suur osa selles muidugi selles eurosarja eelarves on, aga ega ta nüüd väga suure hooga käima ei läinud, seal loodeti vist saada kuskil 17 000, aga kokku tuli vist kuskil 6000 ja kopikaid peale. No alustati 35-ga ja siis see asi ei toiminud, tõmmati 17 poole peale, aga no siin on ilmselgelt, ma ei tea, 2 varianti, kas Pärnu korvpalli läheb Pärnu kandi inimestele korda või üldse Eesti inimestele või on kehvasti reklaamitud. Või ei jõutud inimestele. Jah, ei jõutud inimestele lihtsalt, et kehvalt reklaamitud, et muud ma ei oska öelda, et no see, aga jah, selle üritusega hästi ei läinud. Ma pakun välja, et see võib-olla tehti liiga vara, sest et see hooaeg alles kestis. Keegi täpselt midagi ei tea, ega suure tõenäosusega Pärnu, ma arvan, et Euroopasse minek sõltub ju sellest, et kas nad saavad alagruppi või ei saa. Kuna nad mängivad FIBA kõige madalamat sarja, nad ikkagi üritavad saada mingi valemiga sinna alagrupi turniirile. Muidu saad seal mingi postni otsaine, lähed sinna, löötakse üles, ongi su eurosari läbi ja kõik. No tõenäoliselt nad sinna saavad, on ikkagi päris suur, et seal madalamal väga kõva tunglemist pole, et me Tarvaga saime ka ju otse peale, et ei olnud mingit küsimust, et Tallinna Kalevi korra mängis. No see on ka aastate erinev, ega eelmine aasta ei olnud tunglemist, aga see aasta arvatavasti, kui see koroona asjad lahti lähevad, on jälle rohkem tunglemist, et seda on juba Euroopa poolt olnud kuulda ja ega no, kui ma ütlen, kuna meil ei ole ju klubidel ühtegi reitingut, siis vabatahtlikult meil keegi see alagruppi küll ei pane, et pigem ta jääb ikka selle testimängudeks, ütleme, et noh. No ainuke pluss on see, et me saime EM-il, et äkki see mängib midagi kaasa. Ei, see ei mängi mitte midagi kaasa selle no, üks on vist mehed kindel, et kui te rääkite siin Eesti mängijate nappuses, siis Rannar Raabi karjäär kipub jätkuma ja tundub, et tuleb siin hilises eas veel eurosarja. Mitte ainult, Kasega koos hakkavad suuri asju tegema. Siuke Valge Marbury Garnett Pärnus järgmine hooaeg. No ma ei tea, Rannar ka ju on Saage see kolleeg on ja kuidas tal aega on. Et ta saab muidugi satsi ära viia, lennupiletit kokku hoida. Et ei, no aga see ongi nukker selle juures, kui me räägime mängijate valikus on ja okei, mitte midagi Rannari kohta selles mõttes, et mees tahab teha, teeb, on kõik, armastab korvpalli, vägev on ja aga tegelikult peaks olema nii, et oleks Rannar, sorry, et mine pane esiliigas, et see Siirus seal Vahtriga koos pane pikker rolli ja sa jookse kiiresse, Vahtri peab 3 on ja siis Pärnu vaatab, et 8 venda, Rannar annab hästi kehatrennis on ju, aga trennikeasi on ka vaja. Siis me oleme jõudnud sinnamaani, et mingile mängile makstakse palka sellest, et ta trennis teeks teisi paremaks, aga ise võimalust ei saa, vaata, et see on nagu kurb. No, seal võiks olla mingi 18-17 aastane vend, aga sellel pole siukest kehana, et ta ei saa nagu selles mõttes trenni kvaliteet on ka väga oluline. Aga lähme edasi selle hooaja pronks Rapla Avisut Tilitas. No täielik vaikus, ma ütleks, et siin Jaak Arp meile siin ühes saates ütles, et tahetakse minna mängima Põhja-Euroopa liigat, eks see on siis nii-öelda see paralleel, mis siin naistel juba on eks aastaid toimunud, mida lätlased ajavad, aga praegu on jah ikkagi vaikus, mingid sahinad on käinud, et üritatakse välistreeneri peale minna, aga see on puhas spekulatsioon. No ei tea jah, et no loodame, et ikka see Põhjamaa liiga toimub, et mis satsi nad kokku saavad, eks nad mingi tuumik ikka teevad, et mõned omad mehed on neil ju olemas seal ja võib-olla võtavad mõne noore veel juurde ja noh, nad on välismaalastega, nagu me enne rääkisime, üsna pihta pannud, et noh, ega see aasta nad ka alustasid nagu vaikselt, aga tegelikult ju kokkuvõttes tuli nendel ju päris hea hooaeg välja ikkagi, et noh, alati tahad paremat, aga järgmise aasta mõttes, et noh, kui neil on nägemus olemas ja see liiga kindlus nagu tekib, ütleme siis tänu sellele, et kui sa mängid mingit rahvusvahelist asja, sa saad paremaid mehi kutsuda, ütleme, no, nagu see Marko enne ka mainis ka,
et kui Cramo läheb Fibasse, siis annab nendele veel lisaenergiat juurde, eks ju, ja Raplaga täpselt samamoodi, et kui sa saad ikkagi mingit liigat veel mängida, siis elu läheb nagu selle võrra lihtsamaks. Ja, et eks siin me siin spekuleerime jah, et selle aasta saame kokku võtta, aga uuest aastast ikkagi väga keeruline, et need mängijad on nii vähe, et võtame praegust näiteks Raplas mängivad mängijad, vennad Kaldrad, kaua see Sven siis veel mängib, eks? No ega ta nii vana ka ei ole. Sven mängib, Kristo. 91. Vahepeal juba lõpetas ära, no ju siis ei olnud motivatsiooni, ju siis raha juurde läinud. Ei ole midagi. Kui Rapla suudab oma eestlased säilitada, Ilves tuleb sõjaväest tagasi, on ikkagi üks käik jälle juures ka veel. Ja aga on küsimus, kas nad suudavad. Ja noh, miks nad ei peaks? No, elame näeme, aga küsimus selle peale, et välistreeneri peale minna väga huvitav, et mis siis järelikult on mingi suurem visioon härra Karbi peas, et seda me ju ei näe. See on, nagu ma ütlesin, puhas spekulatsioon. Ei, ma saan aru, et ma olen ka seda kuulnud, aga kas see reaalsuseks saab? Teine asi on see, et võtad välistreeneri, see maksab palju raha jälle, et siis sul jääb jälle eelarvest vähemaks ja nii edasi, et kui sul on oma mees olemas, aga selle juurde tulla, et eks nagu Priit ka ütles, et kindlasti tahad alati rohkem, aga Rapla ju tegelikult tegi Eesti liigas oma ära. Eesmärk oli finaal, ei saanud. Miinimum eesmärk 3. koht võeti ära. Ja boonuseks ju tegelikult Final Fouri jõuad Eesti-Läti ühisliigas, et ei ole paha. No Marko sõber Toomas Annuk siin üks päev helistasin ka, soovisin õnne ja niidab kodus muru ja loeb raamatuid, ütles, et võtab väga rauhalisesti, et ei pingesta väga. Kutse on juba laual, et pean sinna minema, et ta nagu ütleb, et ma pean 2 päeva ette teatma, kui ma tulen, siis ta vist niidab muru ära selleks ajaks, aga no samas ma arvan, et see välistreeneri võtmine, eks nad oma kontakte selle kasutavad, et kas nad otsivad kuskilt Sloveeniast, kunagi oli ka siuke jutt vahepeal, et see on lihtsalt, kuna neil on ikkagi korvpallikool ja noortetreenerid ja et nad ikkagi proovivad siduda, et mingisugust infot saada, kas nad võtavad nüüd Stelmachersi tasemel treeneri vaevalt, et nad pigem toovad värsket hingamist sinna kogukonda. Et kas 9 aastaks või 8 aastaks, ma arvan, et pigem on neil selline nägemus ja seesama, mis on, kui nad saavad seda Põhjaliigat mängida, selle samal treeneril tekib ka huvi, et lõpuks ta võib olla omadega seal kuskil Ukrainas, Valgevenes, mis iganes, võib-olla veel parema pleki peal, nii et ma arvan, et lihtsalt mulle meeldib see, et nad üldse üritavad sinna minna, et see on juba siis peaks olema reaalselt nagu 3 satsi on juba mängivad väljas, pluss siin vist on jutud, et võib-olla 1 veel enne. No Tartu tahab ka sinna sellesse Põhjaliigasse minna. See on 4 satsi, mängivad juba igast erinevaid rahvusvahelisi mänge, et see on nagu väga positiivne. No üks, ma arvan, Rapla puhul on kindel, et me väga pabistama ei pea, et Jaak Karp on näidanud, et ta ikkagi paneb seal mingi asja kokku ja sats tuleb ikkagi Eesti mõistes korralik. Ja kindlasti. Loodame jah, et nad ikka saavad paremaks, et seal oli ju mingi valimiste teema ja mingi just nad sai rallad ka lisatoetuse nüüd, nii et kui nad selle said või saavad, et siis see teeb meile elu ikkagi palju paremaks ja kindlamaks. Ja Jaak ütles ju tegelikult ka seal pärast pronksi saamist välja, et saab hakata varem komplekteerima, et see valla toetus on ikkagi tundub, et päris see on ikka oluline, aga mis Rapla jaoks nagu tähtis on see, et see ikkagi see tippusats nagu püsiks, et siis tuleb vaata lapsi ka nagu peale ja nendel on ikkagi see on kelle järgi joonduda ja vabrik nendel ikkagi praegu töötab, et nii poistes kui tüdrukutes on ju tegelikult võistkonnad olemas, et see on nagu selles mõttes väga hea. Ja, et selles mõttes, et jah, et on oma taset hoidnud, ütleme siin viimased 7-8 aastat on ikkagi oma taset hoidnud seal top 4 võistkond, et kui ennem oli nii, ei tea, et pilla-palla, eks on ju, et oma taset hoidnud ja mis näitab nagu nende häid tegemisi on see, et rahvas on saalis, et kui sa inimestele mängid, siis kui nad on saalis, see on okei ja see muidugi viimased ajal ei ole seda näinud, aga eelnevalt võtame siis ikkagi rahvas käib vaatamas, järelikult läheb kogukonnal korda. Aga lähme edasi, selle hooaja 4. Rakvere Tarvas, Juri Sumbrasko läks uutele jahimaadele. No räägi, Priit, miks sa siis ikkagi Tarvale ära ütsid? No siin on igast erinevad põhjused, aga nii ta paraku juhtus, aga ma arvan, küll nad selle Sumbrasko asemel kellega uuega leiavad, et ega siis sellepärast elu seisma ei jää. Nii et Kristo, sina oled siis teine valik? Ei, mina ei ole teine valik, aga Umbrasko läks ära jah, aga no meil oli mingi punkt ka siin selles tänases olukorras, et kes kus treeneriks hakkab, et siis neid treenerid ikkagi võtta ei ole, et Okei, ma küsin siia vahele kohe, kas treenerite osas on seis sama kehv kui mängijate osas? No jah, võib-olla piltlikult öeldaks, võiks öelda isegi sitem, et
ei ole meistriliiga tasemel treenereid siis meil võtta või? Ei, mitte seda ei ole, meil võib-olla on, aga kõigil hakkab juba ring täis saama. No. Et nagu ütleme, Killingu-suguseid uusi tulijaid nagu peale ei ole, et kui meil noorkorvpallurid väga peale ei tule, et tuleb peale, aga kuskilt nurga tagant natukene, siis nagu treenerid ju tegelikult väga ammu ei ole tulnud, et ühed samad joped kogu aeg panevad. No. Marko, mis see põhjus on? Või kas ma ajan üldse pada sina kui treener? Ei, ma arvan, et on ka päris palju on sellised asju, et keegi ei julge riskida, et ongi kogu aeg ühed ja samad nimed käivad kogu aeg läbi, et põhimõtteliselt meil on võib-olla mingid treenerid ja osad treenerid, kes on juba 6 klubi juures olnud. Ja ikka veel nagu kombatakse maad, et treeneri, ma arvan, et peatreenerid, kes on hetkel peaksid just hakkama neid tooma aktiivsemaid, võib-olla nooremaid treenereid endale abilisteks ja sealt edasi kasvab see ring võib-olla suuremaks. Ma tahtsin just selleni ka küsida, et Priit on kindlasti neid asju näinud, et meil ei ole ju enamus meistri ja klubidel pole ju niisugust süsteemi, et kuskilt tipust tuleb allapoole mingi treenerite jada, kellega igapäevaselt nagu tehakse koostööd, ütleme lõpuks minu silmis nagu on sul U8 kuni ma ei tea U18, eks, siis see süsteemi sees ka nagu mingil ajal neid vahetad neid kas või mitte nädalaks või 8, et mingid muud hingamist tulema ja pealikult tuleb nagu ütleme siis initsiatiiv, kuidas see klubi peaks toimima. Ja kui sa jõuad lõpuks sinna U18-sse välja, siis sulle antakse mingi võimalus, et tule ole abitreener 1-2 aastat. Ikka treenerid liiguvad, vallandatakse, ei öelda rahul, aga pole niisugust venda, kes nagu tuleb hüppab peale. Kas meil Priit Eesti korvpallis on treenerite osas mingil määral selline kuvandi kultus? Oled sa sellega nõus? Sa oled olnud Leedus ka ja kas seal on samamoodi, et mingi kuvand tekib ja siis kuidagi jääbki selliseks seisvaks veeks? Ma ei tea. Leedus on, ma arvan, see efekt on nagu selles mõttes teistpidi, et kõik tahavad kohe peatreeneriks saada, et keegi ei taha abitreener väga olla, et kohe ikka lips ette ja paraadile, aga Kristal teooria on nagu selles mõttes õige, aga neid klubisid, kus niisugust süsteemi jälle nagu arendada saab, meil ju palju ei ole. Ja meil pole lihtsalt süsteemi, ma räägin sellest, et meil ei olegi neid süsteemi. Ja meil klubide olukord on ka täpselt selline, et kevadel jälle vaadatakse, kas me üldse hakkame mängima, mis me teeme, eks ju, et siin, kui sa ütlesid, et Graamol on nagu mingisugune nägemus tekkinud pikem, et võib-olla siis nemad on natuke esimesed, kes midagi suudavad nagu kaugemale mõelda, aga see võtab jälle 10 aastat aega. Tartu, ütleme ka, on tegelikult näidanud, et ikkagi sellel tasemel, kus nad praegu on, nad ikkagi teevad nagu oma asja vaikselt nagu edasi. Aga jah, et niimoodi nüüd alt kedagi võtta, et see idee on nagu õige, aga vaata, raha saab omad piirid ja neid abilisi paraku ei ole niimoodi võtta, et kõik tõusevad ja lähevad kohe, et ma ei tea, eks ta siuke ei, niisugune segane seis ongi, et selles mõttes, et ega ei saa kellelegi midagi ette heita, aga võtame kas või näiteks Rakvere Tarverus olema, tal ju reaalselt ei olegi abitreenerit. Kus see keegi saab peatreeneriks tõusta, kui sul polegi abitreenerit? Ja siis, kui me võtame näiteks U18 võistkonna hetke peatreener Vaido Rego, eks, sa ei tõsta teda järsku sinna ju sisse. Sa võid tõsta muidugi, eks võib-olla ujub välja ka, ei kujuta ette, aga sul nagu endal peab kuidagi olema juba enne mingi kontakt, vaatad, uurid, ise teed analüüsid, värgid seal, käid kaasas, vaatad, kuidas keegi, kus vastas võiskad, mida iganes, mingi visioon peab tekkima. Aga võib-olla on ja mõni ei olegi loodud meestetreeneriks, mõni on loodud ainult lastetreeneriks, mõni ei oska lastetreener, oskab olla meestetreener, et siukse olukord on küll olnud. Ma olen sama meelt, aga lihtsalt mulle tundub, et natuke liiga vähe isegi pakutakse neid variante treeneritele või ei otsita, et mõne klubi juures näiteks, oletame Tallinna Kalev, et kui Müürsepp on peatreenerina, siis võib-olla mõni niisugune noorem treener, kes tegeleb näiteks kas U14, U16 enne poistega, võib-olla ta oleks nõus olema 4 päeva seal abiline ka tasuta niimoodi, et kui tal satub seal, ja siis tal tekib suurem huvi ja nii edasi, järgmine aasta ta proovib juba rohkem ja läbi selle tõsta, aga lõppkokkuvõttes on ikkagi see, et treener peab lõpuks läbi ka lööma, ega see, et sa oled abitreener, mõni on väga ideaalne abitreener terve elu, nii et Varrak tahtsid öelda. Aga see Tallinna Kalevi teid selles mõttes hea näite, et ma olen ju tegelikult, ma arvan, mingi alates 2000. aastast korvpallis sees olnud, eks. Ma ei tea näiteks, kes see vend seal Müürsepa kõrval oli, kes seal oli. Ma ei tea ta nimegi. Ei tea, aga kahjuks. Kus ta treener on olnud, kus ta on olnud, ikka oled mänge näinud teinud, või mis tegelened on, vaata. Aga raha ongi selle asja nimi. Ega muud asja ei olegi, et kui ma tulen, sa käid tööl, sa ilgelt armastad korvpalli, eks ma ütlen, tule 1000 eurot, saad 10 kuud palka 1000 eurot, mis siis suvel teed siis?
et ma lähen lihtsalt tõstan poes asju kassas, lasen läbi, saan sama raha nädalavahetust vabad. Et ei saa sama raha, Krista, ei saa kindlasti. 1000 euri. Kassas kindlasti 1000 euri ei saa. Sul on valed numbrid. Töötab kahes kassas, pole midagi. Teil linnas nagu jebitakse, meil Oleg ikka annab, et pole nagu probleemi. Sa keerutad siin ilusti, aga räägi siis, kes on Rakvere uus treener? Kas siis Müürsepp Saage ikkagi nagu linna peal räägitakse? Ei ole, see ei ole, ma niisama ise mõtlesin selle idee välja, et Müürsepp Saage kindlasti oleks hea tuua muidu. Aga Martin pidi mõtlema selles mõttes, et ma ta korraga ka rääkisin ja ma ütlesin, et tule muidugi, et paneme, proovime, et nagu jutu järgi nagu me jõudsime ühele samale asjale, et kellega mängime. Võime Ivkovitsi ka tuua. Otsime linna pealt raha. See treeneriks hakkamine on nii suur peavalu juba tänase peal Eesti meistriliiga peal. Jaa, kellega sa mängid. Selles mõttes, et ma ei näe ka kujundit, et ma toon 5 ameeriklasteks või 6 välismängijateks ja siis need toredad, keda me ootame järelkasvused tuleks, on ju, need toredad poisid käivad saalis vaatavad, lükkavad 14-16 aastaselt lükkavad platsi puhtaks, aga kunagi ise sinna pingil istuma ei saa. No mina lükkasin ka omal ajal platsi ja Martin Torbek on isegi 2005 aasta minu platsi puhtaks lükanud, kui ma kukkusin. Et selles mõttes, et see oli täitsa loogiline vanasti, eks, aga sa tahadki, sellepärast sa oledki seal, et sa tahad sinna saada nagu, neid vende nagu vähe ja põhiline ongi, et kui keegi mingi Rakvere siseselt, kui ma mõtlen nagu, et siis seal peab restardi tegema, et seal peab hakkama noortega minema, raha ei ole väidetavalt, ma ei tea, võib-olla on, aga see eelarve on ikkagi nii väike, et võrreldes nende teiste võistkondadega siis ikkagi 4. koht on ikkagi sama hea kui Kalev Cramal see Eesti Ühisliiga võitna. Ja läheme edasi. 5. siis sel hooajal Tallinna Tehnikaülikooli meeskond. Kas Priit, Marko on Kosjas käidud? Mul ei ole. Sul ei ole? Mul ei ole. Neil pole naiste osakonda, mis Marko öelda tuleb? No, vahet ei ole, mehi saab ka treenida. Ei, tutvustav vestlus oli, aga Kosjaks seda ei saa nimetada. Aga mille taha jäi siis? Ma ei tea, et eks nad siis leiavad kedagi teist. Aga ilmselt see ideoloogia ikkagi jääb samaks, nii palju kui ma uurisin, üliõpilased ja kas sellise formaadiga on üldse võimalik kõrget mängu mängida? Ei. Ma ütlesin Ringmetsale ka, et kui ta välismaalase võtma ei hakka, siis ta võib seal Auru saunas ka raha põletada, et midagi ei juhtu. Talle see lause muidugi meeldib, ta läks endast välja, aga see on aus vastus, ma arvan. Või te vaidlete vastu? Ei no võib-olla tuleb keegi õppima ja eks nad võivad mingi käigud teha, aga... Ei no kes see õppima tuleb? Nurgel Eestikatel ikkagi arvestatud tasemel kindlasti ei saaks mängida, aga see organisatsioon tahaks natukene nagu sättimist saada, et asi vähe tõsisem oleks, aga kui siin uued peatreenerid tulevad, võib-olla siis midagi juhtub. Ma olen ka Priiduga selles osas nõus, et kui sa vaatad tegelikult tänavuse hooaja koosseisu, siis kas sa tõesti väidad, kui ütleme Puidet oleks jäänud ka Kangur, okei, need on kõik oleksid, kas sa tahad öelda selle võistkonnaga? Ei, siis oleks tipp-topp olnud. Aga siis sa ju ei saa väita, et ei saa. Aga kui Puidet läheb minema, Kangur läheb minema ja klubi juhtkond või siis need, kes siin otsustavad, eks, ei reageeri sellele, siis kui kõige otsustavad mängud hakkavad tulema, kui hakatakse medaleid jagama ja sa lihtsalt lähed nendega edasi, kes sul on nii õhukese koosseisu, kui siin vigastuse probleem oli ka, et ega siin ju igasuguse häda oli enne. Ja kui ikkagi Matute Berner on tore poiss, eks, aga võib-olla 3-4 aasta pärast, eks, aga praegast seda ju välja ei mängina. Samas teistpidi vaadates mitte ühtegi välismaalast, väga paljud Eesti mängijaid said ikkagi siin võimalused, kas nad selle ära kasutasid, see on muidugi ise asi. No, aga vaata, ühe nagu ütleme, hea mehed, sa võid suure pundi kokku panna, aga sul võib ikka vanemaid ja nooremaid olema ka sees, kes seda nagu vetsegavad ja ega välismaalased võetakse ju sellepärast ka, et nad toovad alati midagi juurde, tekitavad väikest elevust, võtavad kellelgi võib-olla koha ära, panevad kellelgi võib-olla rohkem tööle. Et selle Taltechi puhul nagu tundub, et kõige suurem mure ongi nagu see, et kõik on omasse nagu portsu kukkunud või omasse supikaussi ja seal see elu käibki ja ongi kõik, ütleme, et ei ole nagu mingisugust õmblemist ega asja, et no viskaks vahepeal soola või seisev vesi põhimõtteliselt. Et viskaks vahepeal vürtsi juurde, soola pipalt. Võib-olla sellist treenisisest konkurentsi. No, treenisist on vaja. No, me nägin ise, et Matute Berner tuli siia 3x3 trenni suvel, et no kohe oli näha, et on terve aasta otsa treenimata põhimõtteliselt pikkad osakonnas. Kohe oli näha. Tal on kordustarv nii väike, tal ei ole selja taga terve aasta otsa kedagi olnud ja see kohe torkab nii silma, kuigi ta on päris hea ütleme, perspektiiv või projekt, või prospekt, aga no, kohe näed treenimata. No, mul oli sama hea näide selle pika kohta oli, et Rakveres oli U14, seal on 2 kutti, mingi 208 pikad, ma nimed jään võlgu, Palitsov oli vist 1 kutt ja see oli eelmine aasta, kui me tegime trenni, nende trenni oli enne meie trenni, eks. Ja siis ta töllerdas seal, ma ütlesin, davai, tule teeme pukis 1-1. No, ta nükis ja kuhugi ei saa. Ma küsin, kas keegi treenib ka sind, sa teed mingid pärast trenni 5 või 10 minutit peale, aga ei.
keegi isegi ei ütle talle 14-aastaselt, sa pead siukse asju, näiteks haakviset või seljaga mängu või sa ei pea tegema metsikud olukordi, et Vallo Allingu täiesti maalt tormas sinu kodukandist sealt, et eks ole, täiesti lampvend tuli vinni. Mitte midagi ei osanud peale selle, et oskas käega kuradi mutreid lahti keerata, eks. Ja Melnik tegi tast 1 aastaga Eesti koondise mängijana. Ja see käis niimoodi, et kui kõik tegid ühel pool saali trenni, siis Melnik ei viitsinud trenni teha, tal eelmine õhtu läks võib-olla pikali, eks. Ta tuli plätudega ja Vallo põi 1,5 tundi järjest, ütles vasakult, paremalt, ülevalt, alla. Ja talle meeldis ta jebida. Vallo tubli treenija ka oli ja sealt see tulemus tuli. Kumma siia tooma peaks siis? Ega ta ainult nii käibki, et ega teistmoodi ei tule see. Aga nii oli, reaalne pilt ise oma silmaga nägin. Oma silma kuningas. Ja jõulupeol nägin ka, et kui Vallo võttis 0-4 pitsis, siis Melnik ütles, et keeras pitsi teistpidi, võttis teeklaasi, et see oligi nende vahe, ka mängumeestena. On sul lisada midagi? Ei ole, et ikkagi on vaja pikkasi mängijaid ja korvpalli hakkab ikkagi pihta number 1 ja number 5. Sul peab peaga tagumine olema, kes paneb kõik nupud paika ja number 5, kes paneb katteid, võtab lauda ja siin oma karjääri jooksul väikse raha eest ju supernäitet arvast tuua, näiteks Anderson, Green Mile, suur mees. Talle meeldis, kui ta sai katteid panna haigete ja lauas käia, ta ei tahtnud peale visata. Ja siuke vend sobib ainult arvasatsi, et siukse on olemas ja ma arvan, et ka harituid korvpallurid välismaal, kes tahaks õppida ülikoolis, need tuleb vist üles leida, oleks olemas pikkasi näiteks. No Marko, kas selline ülikooli meeskonna formaat siis on hea või ei ole hea? Siin on jälle plusse, miinuseid. Tartul iseenesest oli tegelikult sama formaat, lihtsalt seal olid legionärid juures, et kuidas seda kõige efektiivsemalt siis ära realiseerida, sellist mudelit? Kindlasti, ma arvan, et osadele mängijatele tuli väga palju kasuks, võtamegi natukene nooremad, et kui nad ise seal mehed tahtsid olla, et kui nad ise viilivad, siis ei ole midagi teha. Tanel Sokk või Kajupank ei pea olema see vend, et kes paneb 2 tundi joone jooksu, siis noored nagu ütlevad, et neil kuskilt valutab ja nii edasi, aga need on mehed, kes saavad neid õpetada ja neile anda igast infot edasi, et kui sa ei taha võtta vastu, siis sa ei taha. Aga 2 varianti on, üks on siis, et kas tuua kohe automaatselt välismaalased juurde, kui on soov. Või teine variant on see, et hakata tegema lobitööd naaberriikidega ja kutsuda 23, 4, 5, 6 aastased mängijad siia õppima. Et võtame siit Lätist, Leedust pakkuda. Ega ma ei usu, et need on sellised, kes ei taha õppida, võib-olla on samamoodi. Sest see välismaal õppimine üleüldiselt tänasel päeval on väga populaarne. Jah, et saad teises riigis elada ja põhimõtteliselt kõik makstakse sulle või stippi või palka või saad õppida. Meil pole seda mudel. See on nagu variant on olemas. Aga ise peaks see variant on, aga selle me käisin Tartus läbi ka ja lõppkokkuvõttes taandub ikkagi see, nagu Kristo ütleb, et raha taha, et ega keegi ei taha, siis sa võid õppida ka, aga sa tahad ikkagi raha ka sellest saada ja kui sul on võimalus rohkem raha teenida, siis sa lähed lihtsalt kuskile mujale mängima ja nii see elu käib. Ja kui sa ikkagi tahad ikkagi profi korvpallur olla, ütleme, toome näiteks, et TalTech pakub pakkumise koos õppimisega ja siis samal ajal ütleb Riiast või Lätist ütleb mingi võistkond sulle rohkem raha ja profiks siis ikkagi see mängija võtab selle profilepingu vastu, ta arvab, et temast tuleb hea mängija ja on siukse suhtumisega nagu Valmo Krisa, et 40-selt saab ka ülikooli minna. Et seal ju piirangut ees ei ole, et lõpetab karjääri ära ja siis hakkab õppima. Ja, aga ma toon näite kõrval, et meil on kõrval ülikooli sats on LU, et kus on siis maks on 22 aastased vennad on kõige vanemad ja tuuseldavad ka, nii et siis lõppkokkuvõttes meil pole mängijaid. Meie mängijate iseloomudes on asi. Ma ütlesin, seda ka, aga see on juba 10 aastat tagasi. TalTechi mure on see, et kõik on nagu see seisev vesi, ütleme, et kindlasti annaks siin ka seda asja paremaks teha ja ei ole üldse nagu näidustatud, et see ei peaks nii juhtuma, aga lihtsalt selleks peab nagu midagi tegema, aga ma arvan, et see mudel, et kui meil on kaks ütleme, ülikooli võistkonda, siis Eesti liigas see täitsa nagu pärjab, et see nii võiks olla, et Igal juhul kõik, kes tahavad kossu mängida või korvpalli mängida, kõik ei tahagi võib-olla profiks saada ja siis nad saavadki siit ikkagi mingisuguse lisakäigu nagu juurde, et see nagu õigustab ennast. Et igal juhul on see õige, et need võistkonnad peavad olema lihtsalt, et praegast me hetkel nagu lihtsalt nagu, mis meil muud teha on siin, kui meil siin 7 võistkonda on, siis kedagi me peame ju nii-öelda kritiseerima kedagi, nagu kes on nagu hästi teinud, aga kindlasti need ülikooli võistkonnad peavad olema lihtsalt
alati on 100 inimest erinevad arvamused, et kõigile meeldida ei saa lihtsalt, et aga lihtsalt meie mängijate valik ongi nii halb ja see viga on tehtud siin ütleme 7-8 aastat tagasi, et kuidagi ei ole neid tõmmatud varem siia sisse. No, nüüd, kui enam pole kedagi, kõik hakkavad lõpetama või on ära lõpetanud välismaale läinud, kui piirid lahti on, siis meil oma siin ütleme Eesti-siseselt pole nagu mängijad, kellega üldse midagi teha, treeni kvaliteeti kasvõi. Aga siit on hea kohe Tartuga edasi liikuda, sest et teema jääb suures plaanis samaks. Tartu siin tuli ka sellise eesmärgi kogumiga alles hiljuti välja ja minu üllatuseks Tartu korvpallimeeskonna eelarve 330 000 eurot. Kuidas on see võimalik, et Tartu suuruses ja ikkagi nii suurte korvpallitraditsioonidega linnas ei suudeta suuremat summat kokku saada? Minu jaoks oli see üllatav number, ma ütlen ausalt. Ma arvasin, et see on vähemalt 500 000, kui mitte rohkem. No seal Priit teeb sellest kindlasti paremini ja ma lihtsalt ütleks oma mõtte ennem ära, et paber kannatab kõike. Selles mõttes, et elus ikka öeldakse, et paber kannatab kõike ja sellel isegi ei ole vahet. Ma ei tea, olgu see raha palju on, eks on ju, ja raha ei mängi. Piltlikult öeldes raha ikkagi ei mängi, et 1000-eurone mees võib sul 5000 rahaga selle pildi ka ära teha, aga lihtsalt kokkuvõte on see praegast, et mul tekkis nagu siuke küsimus, et kumb see siis parem on, et kus sa võtad 3 välismaalast, nagu võttis Tartu, eks, või sa võtad Kajupanga, Soku, Kanguri, eestlased, eks, ja ehitad selle ümber ülikooli võistkond, et kumb mudel parem, siis sellel hetkel ma ütleks, et sellel aastal nagu on, et ikkagi TalTech tegi parem hooaja kui Tartu. Ei teinud ühe koha peal leid ju. Ei, nagu ühel oli 4 välismaalast. Eesti korvpalli mõttest ei andnud midagi. Ja kui me võtame need välismaalased lahti, siis ma ei tea, kus kohas siuks üldse võetakse. Välismaalt. See on nagu hea küsimus. Aga ma tuleks ikkagi selle eelarve juurde tagasi, teiste raha ei ole küll ilus lugeda, aga ma usun, et sealt 330 000-st kuskil 100 000 tuleb vast ülikooli poolt ka veel. Et kuidas näiteks Pärnu ja Rapla, kelle eelarveid ma ei tea, aga ma eeldan, et need on üle 330 000 euro. Et kuidas seal linnades suudetakse seda eraraha siis rohkem tuua ja Tartu, kelle nagu ma ütlesin, on rock, on traditsioonid, Tanoka pöörd, kõik jutud, eks, täismajad. Ja kuidas see eelarve siis niimoodi on kokku kukkunud? No seal on toimunud väike distantseerum, et ega ta päris vana ütleme, asjaajamine ei ole. Et mis sest, et ülikool on taga, aga ülikool vahepeal lõpetas ju täitsa selle teema ära ja palju nad nagu juurde on tulnud, et kui nad ütlevad, selline number on, siis selline number järelikult on. Ja ega seal alati on elus nagu käärid, et ühele antakse, teisele ei anta, üks annab ühele, teine annab teisele, et võib-olla hetkel on selline seis, kus paljud nagu võib-olla ei taha anda ja ega seal Tartus seal oma sõda käib, et eks see on nagu selle tulem ka natuke. No minu arust on ikkagi see niimoodi, et nemad muutsid oma konspektsiooni, kui sa sinna läksid, Priit läks sinna, hakati ju noorte korvpalli arendama. Siis on kindlasti ka firmasi, kes arendavad noorte korvpalli ja nii edasi. No, see oleks väga hea, kui oleks siuksi firmasi rohkem, kes arendaks just noorte korvpalli, eks. Aga ennem kui mina seal mängisin, siis oli ikkagi ju see profivõistkond ülikool lihtsalt aitas nagu, et selles mõttes siis oli nagu, kuidas sa müüd, sa ei lähe müüma, ütleb, mul on U18 poiss ja kõik on U18 poisid, et mida sa müüd nagu, et kuidas seda raha küsid, vaata. Kui sa lähed sinna, ütleb, ma tahan Gert Kullamäed ja omal ajal ma arvan, läbi sinna, ma tahan osta Gert Kullamäed, Martin Müürsepp, vend ütles, okei, ma annan raha juurde siis, et kuidas see, ma eeldan, et see võiks nii olla. Eks mingi tõde seal ikka on. Kindlasti, Marko, raha ei ole kerge leida, ma arvan, Eesti korvpallis, spordis üldse. Aga kui mu mälu mind nüüd ei peta, Tartu Bigbank võrkpalliklubi 3 aastat 550 000, et sinna seda raha on kuidagi leitud. Nüüd lähevad, ma saan aru, ka meistrite liigat võrkpallis mängima, kaldume küll teemast veidi kõrvale, aga point jääb nagu samaks. Et ega Pärnus on ju ka võrkpallimeeskond. Eks seal ongi, nagu Priit mainis, sisekonkurentsi tüli ka seal omavahel, seal visatakse kaikaid kodarasse. See ei aita edasi. Jah, et võib-olla ei ole mindud ka nii hästi edasi, kui on planeeritud, ehk mingi nägemus on olemas, et kuidas võiks minna, aga sealt kuskilt on mingid astmed vahele jäänud, et ei ole ka piisavalt palju neid oma kohalikke mängijaid, et järelkasvu poole pealt, keda sinna juurde rebida. Kui pannakse nende välismaalastega ka veel puusse, siis ongi nii, et igaüks tambib seda võistkonda samamoodi meedia vahendusel, siis kõigil ongi niimoodi, et me nagu nii ei midagi. Kes see tahab raha anda, kui sinu võistkond on kogu aeg seal, kõik igaüks paneb nagu niimoodi puid alla. Et selle Bigbankiga on lihtne, Bigbank on olnud, ma ei tea, mingi 15 aastat äkki võrkpalli juures. Ikka rohkem. Ei ma mõtlen lihtsalt see sponsorina. Selles mõttes. Jah, sponsorina mõtlen, Bigbank on ju nimi olnud Tartul ju, ma ei tea, aastaid 10 vähemalt, kui mina mängisin, eks.
firma kasvab vaikselt, kui Bigbankal läheb hästi ja see on toiminud, siis ka toetussummad nagu kasvavad nagu, et siin on ju tehakse midagi ilmselt ka õigesti. Jah, täiesti loogiline ja neil on väga usaldusväärne suhe nii-öelda omavahel, ma arvan, piltlikult öeldes on ja Jõesaare vanameeste pead asja seal ja toimib, et mis siin pole mingi ime, et ega ma võin ka lubada, et ma annan TalTechil 500 000, eks on ju, aga ma panen oma uksed kinni, siis mul ei ole talle midagi anda. Ja see ongi lihtsalt lubadus, vaata, et selles mõttes, et Bigbankil läheb hästi ja nii see asi toimib. No kumb siis, Priit, Eesti korvpallile kasulikum päeva lõpuks on? Kas see sats, kes mängis Tartus eurosarja, saal oli puupüsti täis või tänase päeva sats ja need eesmärgid, et 7 oma üliõpilast, omad õpilased, et kumb variant see nüüd Eesti korvpallile rohkem annab? Eks need mõlemad annavad, et aga lihtsalt suunad on nagu erinevad ja eks ega me ei saa üle ümber, et ikkagi omanikud otsustavad, vaata, et mis nad siis nagu tahavad, et kui sa küsid, et kumb on nagu parem, kindlasti ühtepidi oli parem see, et nad särasid, aga ega tollel ajal neil väga noori peale ei tulnud. Seda me silmas pidasin. Ja võib-olla see ongi nagu loogiline praegu auk, et tollel ajal pandi ainult puide alla, mängiti kõrget mängu, aluspõhi unustati ära. Ja siis, kui ühel hetkel tuli see mingisugune moment, kus oli mingi murdekoht, et kuidas nüüd edasi nagu minna, siis tuli välja, et polegi kedagi. Ei ole ülemisi mehi, et raha ei ole, et ülemisi mehi osta ja altpoolt kedagi võtta ka. Põhimõtteliselt esimene aasta, kui läksime, alustasime samad Robin Kivid, et nad olid siis ju 4 aastat kõik nooremad, eks, et kerime seal linti tagasi, nad olid ikka päris poisid tegelikult. Juba siis sai nad vette visatud ja siiamaani kogu üritatakse rääkida, et nad hakkavad ujuvad, aga ega tegelikult teisalt jälle nagu esimesed tulemused on näha, ütleme, et Märt tegi korraliku hooaja ja Robin tegi enam-vähem ja teised seal ka vaikselt tõusevad, et aga vaada, kui pikk see protsess on nagu see on juba, sellest on läinud juba mööda 4 aastat, kui mina sinna läksin ja ikka see ehitamine alles käib, et aga samas oleks nagu Marko ütles, et oleks läinud sel aasta nii, et kolme välismängijaga väga täkkesse näiteks, kes oleks aidanud teisi paremaks teha, Eesti poisse, ütleme, nagu Kristo ütleb, siis oleks ju, me räägiks hoopis teist juttu. Ei no top 4 võistkond. Järelikult igal pool on vaja natuke juurde panna, ega see samm väga kaugel ei ole. Ei, ja selles mõttes, et siin on, ma ütleks veel, kui sa räägid, et mängisime täismajad asjad, et see ei ole ainult Tartu probleem, minu arust see on Eesti korvpalli probleem üldse, et me ei jõua enam inimesteni. Aeg on nii kiireks läinud, saalis ei käida enam. Kui Kalev Cramo ei suuda Saku Suurele VTB-sse müüa 2000 pääset, mängime Kalevi spordialis, jumal tänatud, et mängime Kalevi spordialis, siis nagu tundub, et nagu oleks inimesi ka. Tegelikult number on ju väikene. Kui me läheme Saku Suurhalli, siis on samamoodi, kui ma käisin ükskord Lillekülas vaatamas jalkat, et siis 10 000 staadion, 1000 inimest, saagi aru, kus keegi istub üldse. Üks istub ühes nurgas, teine teises nurgas, et me peame nende inimeste uuesti tagasi jõudma, et vanasti oli Kossi hoopis teise tähendusega popim ja kõik käisid saalis ja nii edasi, et kuidagi peame nende inimesteni jõudma. No ütleme see Tartu, ütleme siis kõvem, mis aeg siis oli, kus niinimetatud raha põletati ja mängiti suurt mängu, siis ega olgem ausad, Tallinna sats oli samasugune. Ehk Cramo Tartu olid sellised, kes ei võtnud nagu eriti sinna juurde kedagi. Et kui sa võtsid mingi noore, sa ei viitsinud sellega tegeleda, ei saanud hakkama minema, aga sellel ajal ikkagi Martin Torbek on vist üks väheseid noori, kes seal püsis enne. Aga ega ta oli ka niimoodi, et lihtsalt ole siin, käi kaasas ja vaata, mis saab, keegi taga ei viitsinud tegeleda, et ise pidi ennast sundima. Ja sama oli Tartu viga, et ütleme, korvpallifännina oli ideaalne vaadata siukest seeriat. Ehk kus on 2 linna, 2 tugevat võistkonda. Ja see toob korvpallil üldiselt ka raha juurde, kui on selline vastas. Ja siis tulevad need fännid ja kõik asjad. Aga natukene, ma arvan, et see tippklubid jätsid hooletusse nagu niinimetatud uue põlvkonna mängijad. Aluspõhi ei tegemata mingil hetkel. Kui sa mängisid Tarvas, ma olin kogu aeg lõpusatsi venda, aga siht oli kogu aeg silme ees, et kas sa saad Tartusse või Cramosse. Sinna tahtsid kõik mängijad saada. Aga lõpuks, kui sinna said ja seal läbi ei löönud, siis jälle oli aasta läinud ja siis hakka jälle otsast peale. Aga mulle tundub, et Tartu, ma ei ütle, et ta nüüd vales suunas on liikunud, lihtsalt see hooaeg oli ebaõnnestumine. Minul isiklikult muidu see pakett seal nagu meeldib, et pigem seda liini aetakse. Pandi siis eesmärgid paika, ühisliiga Final Four järgmine hooaeg, meistrivõistlustelt medalt, karikafinaali pääsemine ja 2023-2024 hooajal soovitakse siis tulla Eesti-Läti liiga meistriks. No kuidas te nendele eesmärkidele üksikasjalikult otsa vaatate? Eesmärgid peavad olema, ega madalaid pole mõtet teha ja ega see
need on juba pandud seal juba paar aastat tagasi võib-olla paika ja vaikselt nagu sinnapoole lähevad tegelikult, ega täna on alles 2021 ja noh, nagu me ütlesime, et mõned parevad välismängijad võib-olla omadest võib-olla Eesti mängijatest võetakse veel keegi näiteks sinna juurde, ütleme, kes tugevdab ja vaikselt liigutakse, noh. Et eks ta samm-sammult peab käima, et ega sellist megahüpet, nagu ma arvan, keegi siin kuskil ei tee. No esimene sats, kes on hakanud komplekteerima, võib öelda Eestis, Robin Kivi on paigas, Rosenthal tuli Pärnust 2-aastase lepinguga, nagu ma olen aru saanud, oodatakse vastust Sten Sokult, eks Vembi peaks olema Vembi on ka paigas, ma arvan, et see on tehtud. Tegelikult sellised ilmingud meil on juuni keskpaik, eks, ja tegelikult Tartu ikkagi usinalt juba komplekteerib, et ega me sellist asja, Pärnu näitas eelmine aasta sama, ütleme, initsiatiiv, et ka väga varakult pandi neid. Tartul on hea teha seda, vaata, kukkusid varem välja. Kaksid said varem pihta. Aga ei, see strateegia on juba tegelikult paar aastat tagasi paika pandud ja see on nagu selles mõttes nagu toimib ja hea on, et edasi läheb, et ega teistmoodi ei saa, et varsti peaks juba töö pihta hakkama. Ja see annab ju tegelikult teistele mängijatele. Kohe on jaanipäev ja peab jälle edasi hakkama parutama. See annab ju teistele mängijatele ka nagu kindlustunnet, et kui Tartu tuleb muga läbi rääkima, seal on Kivi, Rosenthal paigas on ju, ma arvan, et ma ikkagi vaatan, kellega ma koos ka mängin. No seesama, mis need oli, 24 oli 23-24 Eesti-Läti liiga võit, siis see tähendab seda, et Tartul on mingisugused läbirääkimised toimunud ka suure tõenäosusega rahastajatega, sest et vaevalt sa 300 000-lise eelarvega lähed, võtad selle Eesti-Läti liiga ära, kui sul on Graamod, VEF-id seal vastas, nii et tahavad seda võita. Siis... Ma arvan, Jaanar iga päev tegeleb selle tööga, et seda eelarvet suurendada. Ja plaanid on ikkagi nii, et need Kivi ja Eelmäe ja Suurorg ja kes need on siis 2000 sündinud ja 99 niimoodi, sest nemad on juba päris heas vanusest niisugused 24-25 sinna juurde paar tükki ja siis juba saab seal kõvasti laamendada. Aga ilmselgelt neil on eesmärk on kuidagi seda eelarvet. Eks see pool peab ka paranema, jah. Tore küll, jah, selles mõttes, et see eesmärgid paberil on väga ilusad ja nagu ma ütlen veel kord, paber kannatab kõike, aga ma arvan, Tartu puhul sellel aastal on kõige tähtsam, et õpivad oma vigadest, et samu vigu ei teeks 2 aastat järjest, vigu ikka tuleb sisse ja arvestades seda olukorda ja elektrisust, mis seal Tartu linnas hetkel on, siis ega taltsi naas olla ei taha. Aga see näitabki, ütleme, karakterit, kuidas sealt nüüd välja ujud ja esimesed sammud on tehtud, ütleme, kui me võtame Rosenthali, siis ikkagi Eesti mõistes kõva mängumees on ja ütleme, kindel valuuta, eks, et ja kui sa suudad siukse asja panna juuni alguspurki, et siis on juba lootust, et järgmine aasta siuke jama ei kordu enam. No loodame, et Max ja Moritz ei jää Bigbankil alla ja tuleb sealt ka korralik sponsorlusleping, aga liigume edasi. Tallinna Kalev. Ja minu esimene küsimus kohe, kas Andres Sõber tuleb siis tõesti suurde mängu tagasi? Mina kahtlen. Leht kirjutas, ega me ei hakka nüüd Leht ei valeta. Paber ei valeta, jah. Leht ei valeta, jah, et Andres tahab ilgelt tulla tagasi ja tahab Rakverest tegelikult treeneriks hakata, aga Rakverest väga ei taheta teda vist võtta, nagu ma olen aru saanud. See on lihtsalt jutt, mida ma olen linna peal kuulnud, et see Andrese käest ma seda kuulnud ei ole, aga ma olen kuulnud, et ikka pakub ennast väga hoolsalt ja tahab Rakveres hakata uuesti toimetama, aga see uks on hetkel ikkagi veel natukene praegu kinni tema jaoks, et aga no Tallinna Kalev ma ei usu. Selles mõttes ta võib tulla ja kõik, aga seal meie muutu midagi selles mõttes, et seda ma ei küsin. Et lihtsalt nagu võtame puht füüsiliselt, et 65 aastaseks Andres oli juubel ju meil ja Padaorust on Lasnamäele kenad siuke 130 kilomeetrit, et no sa tead hästi seda liini. Ja Andres ei ole kuskil mingi võõras kohas magajana. See sõitmine ja miks ta seal ka tarvas, ütleme, see lõpuosa natukene nagu lonkama läks, sest et tervis ei lubanud, eks võib-olla on paremas seisus praegast, aga ta hea meelega ei sõitnud Liepajasse ja Kaunasesse sinna Balti liigat taguma, mis meil sel ajal oli veel, et see lihtsalt tundub, Andres on ülikõva ja äge vend ja kindlasti ta värvistaks seda ja teeks oma asja, aga tundub natuke nagu ebareaalne. Aga mulle tundubki, et teades Andrest ei ole ta küll rääkinud, aga ma arvan, et ta oleks selle asja kohe vastu võtnud. Aga ma arvan puhtalt see sõitmine Tallinna ja Padaoru vahet, et see füüsiliselt võib osutuda ikkagi natuke liiga kurnavaks. Ja ma mõtlengi, et ega süda tal tuksub ju korvpalli jaoks ja ise tal on palju mänginud ja ta tahab seda teha ja tahab selles asjas sees olla ja möllata ja tal on kindlasti oma karakter ja kuigi nüüd on juba robotmuru niidukid, siis neid katkiseid niidukid on Eestis küll, et tema on ju sende remondi töökoja väljamõtleja ja tegija, et aga näeme .
no kas Andrese tulek oleks Eesti korvpallile hea, Eesti meistriliigal oleks see hea, kui ta tuleks? No värvi annaks see kindlasti juurde, selles ma arvan, et me ei kahtle keegi. Ja särtsakaid väljaütlemisi ja peale igat mängu enne, et aga ma arvan, et see kõik ongi see, üks on see sõitmine ja see enne, siis teine on see, et pidevalt meedias olemine lõpuks on, kes kus kritiseerib ja samas, kui ta on ju Tallinna Kalevit vaadanud ka, et kui seal on niimoodi, et mehed käivad ringi ratast ühest uksest sisse, teisest välja, et sa ei saagi aru lõpuks, keda sul jäi isegi nimed meelde, kes seal satsis olid, et see pull talle võib-olla väga eriti ei istu. No kui me hakkame nüüd jõudma selleni, et kui nüüd tuleb veel, ütleme, üks lisavõistkond meil siia liigasse, eks, kellega see Tallinna Kalev üldse mängima hakkab? Kes sinna üldse mängima tahab minna või kes seal mängib või siis ongi seal vaja niisugust Andres Sõbrasuguse vende, treenerid, kelle järgi need mängijad sinna tuleksid. Sest et hetkel ma küll ei kujuta ette, et kui me võtame selle aasta Tallinna Kalevi, siis need Peep Pahvi poisid, need 5 tükki, peale Kasemetsa, vaatame, okei, nad ei käinud eriti võib-olla kohal, aga mängudel vist enamus käisime, muidugi ei vaadanud seda statistikat, aga esiliigas viimane koht. Esiliiga viimase koha mängijad peaks olema Eesti-liiga pingil ja lootma, et nad saavad üldse väljakule. Kas keegi vastab? Siim, sina olid esiliigas, kas sa vastad sellele küsimusele? Priit vastab, Priit on pikalt saanud mõelda. Ei, mis siin ikka, ega eks seal, eks seal on jälle juhtkonna tasemel see asi lonkab nagu, et sinna võib saada, nagu ütlesid, ükskõik sinna treeneriks läheb, et ega kui süsteem ei muutu, siis on täitsa ükskõik, keda sa seal nagu treenid, et nagu sa ütlesid, et nimesid käib nii palju läbi, et jõua meeldegi jätta, et ma ei oska nagu selles mõttes nagu kaasa rääkida, mis Andres nagu teeb või otsustab, et aga kui leht kirjutas, et läheb, siis arvame, et läheb ja oleme nagu poolt. Ja et peale Vembi ja Rossi palun nimetage järgmised 4 välismängijad, kes Tallinna Kalevis olid, ei oska elus öelda. Vembi ja Ross on sellepärast, et Rossi me teame juba vanasemast ajast ja Vembi on Tartus, aga McLaughlin oli ka, see on ka jäi siia töllerdama, aga kes seal läbi käisid, kõik ei tulegi, nagu ei tea elus. Aga see selleks võib-olla ei pandud täppi, aga lihtsalt, aga samamoodi ma ütlen näiteks ise Tallinna Kalevis ka olnud mänginud, et see võistkond selles mõttes on ka vajalik, ütleme, kas või Kent-Kaarel Vene, kes käib tööl, aga Kossu meeldib mängida ja saad seda ühildada, siis see on ka hea koht, aga lihtsalt see tase peab kannatama selle terve võistkonnana nagu välja selle kohta mul ongi, et mis nagu võistkonna eesmärk on, et ühed võib-olla juhtkonnast tahavad Eestis finaali jõuda, siis samas ma tean, et osad ja nad ei treeni professionaalselt. Et ükskord päevas pool satsi käivad tööl, aga sa tahad jõuda kuhugi finaali. Ma ütlengi, seal oli see sama olukord, ütleme, kui mina mängisin seal viimati, siis mina käisin tööl, Vahter käis tööl, Tamm käis tööl, Saks käis tööl, Paiste käis tööl, 5 venda juba 12 või 10, ütleme, käisid tööl ja öeldi, et kõik on fun, mängime, ja siis tuleb Jansson, ütleb, et kuradi jobud saite pähe, võtta 50% palgast ära. Siis keegi ennem ei öelnud, et oleks siis ennem öelnud, et võtta rääkida, oleks võitnud. Ma ei tea ju, Pärnuga mängis, mäletan, et nagu lihtsalt nagu lahmimist on liiga palju, aga ega teisi õpetada pole ilus selles mõttes. Igaüks teeb oma moodi ja igaüks võtab vastutuse, aga siin ongi vaja nagu siis nii-öelda vastutus võtta. Nii ja siia lõppu, kõik märgid ja jutud küla peal räägivad, et üks sats tuleb ikkagi meistriliigasse veel juurde. Ja nimelt siis esiliiga võitnud korvpalliklubi Viimsi on siin minu teada juba terve Eesti korvpalliga läbi rääkinud. Pean silmas siis mängijaid, et huvitav, maale pole küll istunud. Et kui reaalselt te seda kõike hindate, et Viimsi 8. satsis on meil juures. Sel ajal, kui sina puhkamas olid Austrias, siis ma pidin selle suure töö ära tegema, et kommenteerisin esiliiga Final Fouri ja pärast mängu läksin välja ja Viimsi mehed olid väga õnnelikud seal ja Valdo Lipsuga läksin välja, et siuke 10-minutine jutuajamine oli ja küsisin Valdo käest, et kas Tallinna Kalev on pakkumist teinud, ütles, et ei ole. Ma ütlesin, aga nüüd lähete ju Viimsiga üles, et siis on sul ju töökoht olemas, ei pea enam seiklema ja pigem ütleme nii, et 80-20, et oli ju tema jutust juba aru saada, et see on ju kindel ja tahavad minna nagu. Aga nüüd jälle küsimus, jõuame nüüd lõpuks jõudsime selle viimase võistkonnani, eks. 8 korda 12 on 96, meil on 96 korvpallurit, üldjuhul meil on 30 on välismaalased, meil on 63 pallurit vaja. Teeme 50-50 siis,
jah, siis võime sealt veel maha, ikka midagi saab. et jah, et päris tummin, et kui Eesti koondisest tahavad, ütleme Eesti koondise mehi tahavad saada 6 tükki, eks ma istun Tarva selle mänedžeriga istun mingi 2 nädalat tagasi või mingi sihuke aeg, no mai lõpus seal üks tänavakorvpalliüritusel on ja siis ma küsin ta käest, et võtame see Eesti kõik 7 satsi, et kellega sa järgmist mängima hakkad on, et mis mängijad sa nagu tahaksid majalt saada. Ja ainuke mängija, kes tal nagu oskas öelda, oli Mario Paiste, rohkem nagu tema rahakotile peale ei hakka ja rohkem ta nagu nimes ei osaki välja öelda, et siis nagu tundub päris kitsaline see elu. Aga tuleme korra Viimsi juurde ja tuleme võib-olla selle esiliiga finaali juurde, mida siis Kristo kommenteeris, ma ei tea, kas te teised nägite, aga kui me vaatame seda esiliiga finaali ja selle taset ja seda Viimsi võistkonda, no siis sisuliselt tuleb täiesti uus võistkond kokku panna. No seal on pingi otsa peale Rikberg, on niisugune noor kutt oli seal natuke toimetas. Ütleme, seal mingi 3-4 venda nad saavad võtta sealt oma süsteemist. Ja selles valguses vaadata, et Viimsi läheb meistriliigas, ilmselgelt nad panevadki sisuliselt täiesti uue satsi kokku, kui nad sinna lähevad, aga sisuliselt panna nullist meistriliiga võistkond kokku, no see on ikkagi väga raske. Kui me nüüd võtame selle Viimsi käekäigu meistriks ka, siis see oli ju nagu Tuhkatriinu lugu, et siukse asju juhtub 10 aasta jooksul, et jälle meie sõber Taltek suutis nagu ebareaalne, et sealt nad üldse Viimsi edasi sai, eks on ju, ja kui nad juba edasi said, siis mängisid nad Tartuga, kus nad said viimase sekundi viskega võidu, kus oli tegelikult kohtuniku eksimus, Aaralliku tunnistas seda ründaja viga ja siis visati sisse on ja siis said Kadrina Karud, kes kindlasti tegid, ma muidugi nende mänge eriti ei näinud, ühe korra mängisime nendega, loputasime ära, aga seal ei ole ka midagi erilist keerulist on ja need olid ka juba omavahel juba riius ja seal see oli ikkagi puhas jalutuskäik. No vähemalt saime esiliiga analüüsi ka nüüd kätte. Ja esiliiga analüüs on käes. Seda saate süžees ei olnud, aga ikkagi lasen teistele ka vahel Kristo rääkida. Mis te siis mehed arvate sellest minekust? Ei, Viimsi on see mängijate probleem on kõige suurem. Et tegelikult taristu ja kõik see on ju olemas. Siis on 8 satsi ka meistliigas, siis on need kõik asjad seal paigas, kõik asjad klapivad, et ei pea olema nii, et 7 satsi saavad kohe otse play-offi ja saab seal juba kedagi ära lõigata ja kas 6 või 4 tükki ja nii edasi, et siis pannakse midagi mänguna. Aga ega tal oma kasvandikke praegu seal on vist ei ole ka eriti tulemas, sest et järgmine vanus on niisugune 2004-2005, niisugune 16-17 aastased, et kui me räägime, et meil ei löö 20-sedki praegu meistliigas läbi enne, siis vaevalt need 16-aastased hakkavad seal hullama. No jaa, aga kuskilt peab alustama ja selles mõttes on hea, et üks sats tuleb nagu juurde, et nendel tegelikult oma püramiid on. Nende püramiidi takistus või hea töö takistus ongi see, et neil ei ole tippu. Ja kui tipp ikkagi tekib, nagu me rääkisime Tartu puhul ka, siis see aluspõhi läheb ikkagi veel laiemaks ja tugevamaks. Tegelikult Uugo Toom on ju ka Viimsi kandist kasvanud, eks ju. Raiest on sealt tulnud, Lips, et kui me siuksed nimed paneme ja kui kellegi nad sealt tagasi näiteks saavad endale mängima kas sellel aastal või järgmisel aastal, et siis ju nendel noortel, kes seal trenni hakkavad minema 8, 10, 12, need ju näevad, et see meie võistkond tahavad sinna saada, vaatad, et Viimsi suur kogukond ka, et selles mõttes nagu asjade loogiline käik, et nad on seda ju räägitud ja mitu aastat edasi lükatud seda teemat, aga hea, et see ükskord nagu juhtub ikkagi, et mina olen nagu selles mõttes nagu... Mulle tundub, et me jõuame ikkagi oma jutuga sinna, et mingi sats peab ära kaduma. Kas Tallinnas 4 satsile on piisavalt siis ruumi? Antud hetkel ma mõtlen. Muidu võiks ju olla tore, kui oleks 8. Siin ei ole ainult Tallinna mure, siin on teiste mure ka, pikalt oleme seda rääkinud, et aga kuskilt peab need peale hakkama kasvatama, eks ju, ja võib-olla siis tänu sellele mõnel satsil läheb raskemaks, hakatakse nagu selle peale rohkem mõtlema, et alt kedagi nagu juurde kasvatada ise, et keegi peab selle vaeva ära tegema ja nägema. Siin ma ütlen vahele vahepeal, et Valdo Lipsuga rääkides, ma praegu pead ei anna, aga minu arust ta ütles siukse lause, et peame minema meistriliigasse, sest et muidu me teeme head noorte tööd, aga me jääme kõigest ilma. Uugo Toom Audentesesse lähevad ära ja igale poole ära, et seal tegelikult on juba nendel tulnud üks 4-5 mängijat ja kui oleks oma võistkond üleval olemas olnud, siis oleks neid võib-olla 7-8. Ei, kindlasti see mõte on. Et see on nagu õige ja nüüd ongi lihtsalt, nagu ma ütleks spordis üldse või korvpallis, et võib-olla jätta Kalev Cramo ja need Tartud ja asjad välja, et ega Rakverel on ka ju kehva seis, kui see on nagu rohkem minu süda tiksub sinna, et kui nüüd õigeid otsuseid ei tehta, siis meil pole enam varsti võistkonda seal. Et noori ei tule peale, me maailmameistriks ei tule,
8 välismaalast pole mõtet võtta, esiteks pole raha, isegi kui raha oleks, pole mõtet võtta, see ei lähe kellegi korda, et siin lihtsalt ongi küsimus, et kuidas sa suudad kogukonnale selle vajalikuks teha, nagu südamesse minna ja nad käivad vaatamas nagu Raplas, et vahet ei ole, seal ei ole muidugi vahet, kas sul on välismaalased ja eestlased on, aga midagi pead nagu kogukonnale tagasi andma, et just nagu noortele mõtlen, et neil oleks indu trennis käia ja minu mõttemaailm on ikka sama, et kui mul on 100 last trennis ja nendest üks tuleb Eesti liiga tasemel mängija, superna. Ja kui 99 tulevad normaalsed inimesed ja elus terved inimesed ja suavad mingi karastuse kuskil, et see on ka väga hea tulemus. No Viimsi puhul on see, et mitte mingil juhul nad ei tohi nagu ennast lõhki panna, et see peab olema niisugune järjepidev, et ei ole nii, et 9 aastaks tulid ja midagi laguneb ära või läheb seal, tahavad suurelt peale lennata ja siis lõpuks on nii, et jälle kuskil hakkad mingeid arveid klaarima ja pigem võiks ollagi niisugune, et nad tulevad ja jäävad, et nad ei kuku või korvpalliit, ma ei tea, kas see üleminekud on veel või ei ole, et mis iganes, kas nad tulevad täiesti oma noortega, panevad satsi kokku, aga et keegi sealt nagu otseselt välja ei lenda, sest et ega esiliigast, olgem ausad, seal praegu ei näe küll kedagi, et kes võiks veel meistliigasse tulla. Ja nad võivad teha täpselt sama projekti, nagu oli noorte Audentes noortekoondis või mis iganes selle nimi oli sel ajal, eks. Nad said ka tappa, aga sealt ikkagi, ütleme, sealt tulid ju Kullamäed, Raiest, et nad saavad selle karastuse kättena. Lihtsalt ongi, kuidas sa selle seal Viimsi vahel maha müüd ja rahvale, et esiliiga mängudel tegelikult käis ka rahvasti vaatamas, et ei ole seal nii hullu midagi. No sa, Marko, töötad Audentesis igapäevaselt küll tüdrukute peal, aga kas sealt poiste poolelt on lõpetamas tulemas nüüd selle hooaja järel noormehi, keda kannatab, ärme räägi mingist suurest rollist, ütleme, nagu Hugo Toom sel hooajal täitis, aga keda kannataks võtta meistriliiga satsi ja ütleme, ta kannatab selle treening kvaliteedi, treening taseme ära ja see nii-öelda võistkonna üldine tase sellest ei lange. No meistriliiga trenni ikkagi kõlbab. No okei, me ei saa rääkida võib-olla otse Kalev Cramost, aga nagu Kalev Cramos oli siin SK Nordi mehed, siin Kask ja ma ei tea, kes seal trennis käisid, no siis ilmselgelt mina näen, et need Audentese lõpetajad, kes see aasta on selgelt parema kvaliteediga mängijad. Et ma arvan, et need kõik 3, kes lõpetavad, võivad teha ka vabalt meeste juures trenni, et need mehed, kes siin noored on see aasta, Hugo oli väga ere näide, aga nad kannatavad ka oma 8-10 minti ära, nii et selles mõttes neid mängijaid on juurde vaja ja ma arvan, et kui nad ise väga tahavad, siis miks mitte. Ja üks nendest on ju Viimsi enda kasvandik ka, nii et kohe Viimsi saabki ühe mehe juurde. No kui siin küsida, kas kannatab taseme välja, siis Siims on nagu väga imelik küsimus selles mõttes, et nagu kurat seda taset ka välja kannab, siis pole üldse mõtet kossu mängida. Et siin jätame Kalev Cramo... Jaa, aga me Kristo mängisime esiliigas sel loal Audentesega. Sa nägid... Ei, sellest ma saan aru, aga ma ei tea, kas need ongi need, aga siis see on jah, seal on ka juba ammu päris kurb see lugu, aga töötame, ega siin ei ole midagi teha, aga kui sa nagu võtad neid... Paned käe külge? Ei, Kalev Cramo ja Pärnu ja võtame 4 satsi, võtad ära ja võtad järgmised 4 satsi või ütleme 4 satsi ja kui mehi on. Ja kui sa nende taset ka ei kannata nooreniga välja, et seal mingit elevust ei tekita, siis on nagu suhteliselt keeruline olukord. No tundub, et me peame ikkagi sõrmed ristis lootma, et Renato Lindmes, Kaido Saks, Kristjan Kangur ja Tanel Sokk ära ei lõpeta korvpalli mängimist, et need mehed vähemalt 35 pluss veel annavad oma panuse. Raap lubas, et ta ei lõpeta Kasega koos, nii et 2 tükki kindlad, kes jäävad. No, Raap on vähemalt see mees, on Raabi-sugused mängijad, kes õpetavadki noorina, kui väljakule saab, et siis noored arvavad, et mis see vend on. Et meil on ikkagi neid mängijaid vaja ka meistliigas ja neid tuleb siis nüüd hetkel, kui meil on seis nii kurb, siis tuleb neid mehi hoida. Nii et Kask ja Raap panevad veel siin mingi 10 aastat. Peaasi, et Vahter comeback ei tee. No nii, aga pikad Eesti liiga jutud läbi ja liigume siit edasi. Korvpalli Euroliiga kuumimad teemad aitab mängumeestel teieni tuua Eesti Kütusepank, Terminal Oil.
korvpalli Euroliiga sai mai lõpus uue meistri, kui Anadolu Efes tegi siis ära selle, mis eelmisel aastal koroona tõttu tegemata jäi ja finaalis siis alistati selle hooaja suursoosik FC Barcelona. Võib vist mehed kollektiivselt öelda, et Efes tegelikult vääris seda võitu, vaadates nii-öelda viimast ütleme 3 aastat. Mina arvan küll kindlasti jah, sest et ta ju on juba ühe korra finaali ka läbi käinud ja eelmine aasta domineeris. See aasta ikkagi hooaeg teisel poolel ikkagi liikus selgelt üles mägena. Noh, jah. Tuleb öelda, et Ataman oma sõnu ei söönud ja küsis kohe vahelduses kahte auhinda ka, nii et eelmise aasta ja selle aasta see pilt kokku panna tegelikult, et me olime nagu oma juttudega nagu õigel teel, et ikkagi Efes nagu oli see liider ja noh, Barca üritas, mis ta üritas, aga seekord läks nii nagu pidi. Nojah, ega siin ikkagi ajalugu räägib enda eest, et ükski põhiturniiri võitja pole võitnud ja ei võitnud ka seekord, et ja Anadolu kiire korvpall ikkagi võitis tapva kaitsma, ütleks, et ja kui sul ikkagi siuksed dirigendid nagu Mitsits ja Larkin on, et siis mängisid paremini ka, et väga palju, mina kui Partsa austane, väga palju seal variante ei näinud ja seal ikkagi vahetatakse palju ja peab olema nagu kõik peavad õnnestuma, aga seal ikkagi mindi lati alt ka. Ja võib vist öelda, et sel korral rünnak võitis kaitse? No ja ründejõust me ju rääkisime, et nendel tegelikult seda oli ikka väga palju ja Barca ei saanud nagu mingil hetkel nagu see mured olid neil terve hooaja juba, et mingil hetkel ei tule enda punkte kuskil, et sa võid ju kaitses kõvasti pinguta, aga enda punkte ei tule ja tuntud ära kukku ja play-offides Mirodis näitas jälle sedasama, et ta suudab seda uuesti teha, et see tegi nagu nende elu ikkagi nii palju raskemaks, et ja FS elu nagu kergemaks, ütleme, aga jah, selline tagapaar ikka tegelikult lõhkus selle aasta nagu Euroliigas laiali. Jah, et kui eelmine aasta Larkin ja Mitsits ikkagi särasid terve selle põhiturniiri kuni pooleli jäi, siis sel aastal Larkin kukkus nagu rohkem ära Mitsitsiga võrreldes, aga tähtsates mängudes on mehed olemas. Ja sellist pilti me ka tihti ei näe, et põhiturniiri MVP võtab ka MVP ära, et see näitas ikkagi, et mees tegi ikka nagu terve hooaja, ütleme, väga korralikult ja Türgi meistritiitli võtsid ka ära, mitte lihtsalt, vaid ikka korralikult nätakad pandi ju Ülkerile, et seal keskmine vahe vist olgu öeldud, üle 20. Jäi seerias vist 27 midagi, et see on ikka päris metsik. See on ikka päris karm vahe ja mõlemad olid ju tegelikult Euroliiga, ütleme ikkagi mehitatud poolest nagu tippsatsid, Ülkeril küll seal tabasid hädad seal lõpus, aga ikka päris korralik hooaeg oli selles mõttes, jah. No, Ülkeri puhul võib öelda, et võib-olla ei kukkunud ise, ega kaitses ka ei kukkunud. Jah, et 111 punkti oli selles mängus. Pole hulle, juhtub, Ja nii on, jah, aga tegelikult Euroliiga oli ju põnev hooaeg ja ega need mängud olid ju ka päris teravad, et oli nagu mida vaadata küll, et ka nende mängude muidugi kurbloolis oli see, et pealtvaatajaid ei olnud, et see show oli ikkagi nagu inimestel nägemata ja ise olen ka mõned korrad seal finaalturniiridel käinud, ütleme, et Euroliiga traditsioon on see, et kui Tel Aviv nagu peale ei saa, siis see on ikka kõvasti lahjem on see Final Four näiteks, aga kui nüüd öeldame, et Tel Aviv ei olnud ja publikut üldse polnud, siis oli nagu selles mõttes veel lahjem, et see osakond oli nagu kurb, aga mängud olid head ja EFS oli kõva. Eks kokkuvõttes võib öelda ka, et käis kuskil statistikas läbi ka, et kunagi ühelgi hooajal pole välismängudes nii palju võidetud mänge. Et ilmselgelt see publiku puudumine on see, mis segas neid kaarte. Seda me nagu talvel arutasime ka, et see on nagu üks faktor ja kindlasti mõjutab mu kaasa, aga samas jälle poolfinaalides jälle nagu ei kehtinud, et ikkagi kodus võeti need vajalikud võidud nagu nii-öelda ära, et tugevamad ikkagi võtsid nagu ilma publikutega oma. Ja, et siin ikkagi mingitel võistkondadel just ütleme, seal võtame, on ikkagi kõvasti mängib see kodusaali eelis nagu rolli ja nagu see Tel Avivi võid neil ka kindlasti üks osa, et see on niisugune, aga uuel aastal, mis siis vana ikka siin heietada, et ega seal ebahuvitavamaks ei lähe, et siin kõvasti juba möllatakse ja seal seda raha ja putru on, et seal kindlasti tuleb ka väga kõva ja järgmine aasta loodame, et rahvas ka saali. No vahepeal on koosseis ka ära nagu selgunud, et kõik viimased, kes meil eelmine kord jäi rääkimata, et Sverna Zvezda sai eks ju peale ja Seniidi osas on ka 99% vist otsus nagu tehtud. Et wildcard läheb sinna. Just.
kurb on muidugi selle juures, et Bologna, kes sinna väga tahtis saada, käkerdas ära seal Ulepkapil ja nüüd paneb Milanot siin magama päris võimsalt, et finaalis 3-0 juhib. Ja Kokoškovi tool, kes tegi ju 3-aastase lepingu, pidavad ka jutude järgi värisema. No see vist ikka väriseb nii ära, et ega seda edasi ei jäeta, ma arvan, et no jah, seal ongi vaata, et suurte meeste liivakasti mängud vaata, et kui ühes linnas teed, et meil siin Tartu kukub ära, eks ei ole niisugust viha, et Cramole kuidagi Cramost mööda panna, eks siis seal on niimoodi, et kui see kõige viimane piis karikasse on see, et võidab Euroliiga ja paneb sulle 27 nähvakaid ka, siis see nagu ei mahu kuidagi hinge, siis teed ükskõik mida, kus seda raha kokku saada ja võtta endale niisugused vennad, et järgmine aasta veel teile näitame. Eks need mängijad liiguvad, neid spekulatsioone tuleb siin suve jooksul kõvasti, aga ma ikkagi olen positiivselt või vähemalt loodan, suur optimist, et Željko Obradovitši juba siin jahitakse ja Belgrad tahab teda endale saada, nii et 20 päeva pidi mees võtma endale otsustamise aega ja siis annab vastused, kas läheb kodumaale seal hullama või mitte. Noh, see sõltub jälle, kuidas seal Serbias need asjad on lahendanud, ega seal on ka ju Partisani ja Sverna Zvesta sõda on ju käinud aastakümneid ja kes on korvpalliliidus rohkem heas kirjas, need on seal alati tavaliselt paremas seisus, et seal käivad nagu niisugused taustamängud, aga eks nad on tunnetanud praegu, et tegelikult Serbia korvpall on natukene nagu maha jäänud ja võib-olla see on jälle üks niisugune nagu hea samm üldises mõttes, et nad üritavad seda pilti nagu tagasi saada. Ja noh, tundub, et finantsid nagu ka tekkinud ja võib-olla see vahepealne raske aeg on üle elatud, aga see on hea, et nagu neil sellised sihid on, et tegelikult ikkagi Serbia satsi võiks 2 tükki rahulikult Euroliigas olla, sest nende stiil ja nende see mängujoonis on selline, mis rikastab ikkagi seda Euroopa korvpalli. Publik ja kõik. Absoluutselt. Aga seal 20 000 saal tegelikult 2 satsi puhul on olnud ju aeg, kus on triiki täis ja ma olen ise oma silmaga näinud, kus saali sisenedes noored mehed esimese 5 meetriga juba läbi põlevad, et no juba näha, et siit ära mängu ei tule, et päris karm efekt. Aga seal võib taga olla ka Fenerbahce, et kui nad teevad Kokoškoviga 1-0, et ei soovi, siis võib juhtuda nii, et Željko läheb sinna tagasi, sest et reklaamis, et ta võtab ühe või 2 vaheaastat ja nii edasi, nii et ma ei mataks ka seda maha, et Željko sinna tagasi jõuab. Ei, kindlasti võib jõuda, ega türklased jõuda, selles mõttes vabatahtlikult ära ei saadnud, need oli mingisugune finantsteema seal vähek oli, mis need tõmbas nagu allapoole, aga nendega juhtus tegelikult põhimõtteliselt nagu ütleme siin, võib-olla siin Eestiski mõne satsiga, et mõned valed otsused, rahasumma tegelikult natuke võib-olla vähenes, aga sellega oleks saanud paremat mängu ka ikkagi näidata. Aga nendel juhtus nagu see koroona ja ta ka vaata täpselt lõpus, et kõik jäid haigeks, kui peatreener ikkagi võistlustele sul Moskvasse ei sõida, siis iga võistkond on natuke teistsuguse ja kehvema näoga, et nagu palju allbossi langes ka kokku. Abitreener oli muidugi väga särtsakas. Abitreener oli särtsakas ja ega nad tegelikult päris head mängud ja alustasid ju väga hästi, soengud olid paigas, kõik oli alguses toimis, aga pärast löödi tukad viltu ja siis läksid korralt koju tagasi. Nagu finaalseerias, aga üks üleminek, Marko küll ütles, neid on palju olnud ja ega neile ei jõuagi järge pidada, aga Baskoonias siis peatreener Duško Ivanović pikendas lepingut ja kas see võib nüüd tähendada, et meie Sander Raieste mängib järgmisel hooajal kuskil mujal? Ei, ma ei usu, et see seda tähendab, et ega Sander peab topelt ise rohkem mees olema, aga Sander on, kui tal on nii pikk leping on tehtud, siis ta peab nagu rohkem ikkagi tööd tegema, ise näitama, et mina ei usu küll, et Duško Ivanović mingi võtab nüüd kätte, hakkab Sander Raiestet nagu ekstra kottima, et eks seal see asi peab olema ikkagi vastastikune ja aga samas tundub, et sellist ikkagi klappi ei olnud, et seal algust oli küll ei, ärme unusta, vaatame selle ära, et ega see kestistus seal ka täpselt samamoodi seal päris mitu aastat enne, kui pildile sai ja sa pead ikka ise ka midagi tegema ja küll see klapp tuleb täpselt siis, kui sa hakkad kaitses mängima. Võib-olla Sandril endal kannatus katkeb ja hakkab otsima. See on teine asi, siis ei ole nagu rohkem midagi kaasa rääkida. Ma ei oska eriti muud kaasa rääkida, aga see ongi, kui seal Sandril endal mune pole ja tahtejõudu üritust pole, mina teda ei tunne, et siis see niipidi läheb jah, et aga no kurat, pikka meelt noor mees alles. No sellist juttu olen kuulnud, et tegelikult Raieste läheb vist põlveopile, kuna ta vist treenis süstide najal ja ta oli nagu siis treening keha, sest et oli vaja valmistuda play-offideks ja nii edasi, aga vist ei ole midagi väga tõsist, aga see on nagu põhjus, miks ta seal lõpus ei pääse nagu enam üldse löögile, nii et
mingite süstide abil oli seal kogu aeg pannud, ma ei tea, kas pool aastat või ma ei tea, kui kaua seal, nii et see võib olla üks põhjus, miks ta ei saanud seal löögile. No, see selleks, aga no lihtsalt vaatab nagu perspektiivi mõttes, et teistpidi on jälle Sandril nüüd ju teada, mis teda ees nagu ootab, eks ju, noh. Nüüd ongi see valiku küsimus, kas sa tahad tööd teha või ei taha. Et tal on teada, ega Duško Ivanovs ennast ei hakka muutma. Ega ta mingit süsteemi ka muutma ei hakka. Ma arvan küll. Et selles mõttes ei ole ju midagi nüüd üllatust, et põhimõtteliselt kõik on ikkagi enda kätes, et nüüd öelda, et see treener nagu sobib, ega nii ei saa maailma valida, siis ei ole mõtet selle asjaga tegelda või midagi muud tegema. Selles mõttes võtabki Priit selle jutu kokku nagu, et sa pead kõigepealt õppima seal nagu käituma ja saama aru, mida sa tegema pead. Ja see on samamoodi Eestis tulevad mängijad, kes tulevad ülesse liigasse, et sa kohe ei löö jalaga uks lahti. Mõni ere näide on, aga pikem protsess on see, kes sealt iga päev õpib ja siis vastav sellele käitub. Aga ei ole ka Baskoonial kerge, siin ikkagi rahakamad klubid tahavad mehi üle osta. Pierre Henry siis sihikul nii Fenerbahčel kui CSKA-l ja Polonarat siis soovib endale juba mainitud Fenerbahče, aga me tõmbame siit Euroliiga juttudele joone alla ja liigume oma saatega vaikselt edasi. Viimane rubriik siis kolmas eestlased välismaal, sel hooajal siis taas mitmed mees- ja naiskorvpallurid välismaal tegusid tegid ja põgusalt siis räägime üle ka, kellel kuidas läks. Noh, mehed, siin ikkagi mitmed mehed suurliigades möllasid paremini, möllasid kehvemini. Kuidas hinnangud on? Noh, Leedust tuli üle teke ja medal jälle. Enne mainimata, et saime teise noorte Euroliiga võitja vahepeal. Et 14 aastat oli paus, et nüüd on meil kaks noorte Euroliiga võitjat, et selles mõttes nagu päris positiivsed käigud. Ja siis võib-olla kõikidele, mitte nii spetsidele ka, Henri Veesaar ja Real Madrid siis võitsid sel hooajal noorte Euroliiga. Ja see on kahtlemata kõva saavutus. See on kõva, see on selline stiimul, mis annab jälle teistele noortele nagu ikkagi seda sihti ja eesmärki, et kuhu nagu minna ja loodame, et sellest Veesaarest ikkagi saab nagu edaspidi ka asja, et pikkust nagu on ja vaatame, et äkki tuleb raami ka juurde, et loodame, et kõige paremat. Ja samas vaadates finaalturniiri mänge, siis minutid ikka päris korralikud ja korralikus rollis, et finaalturniiri ma ei vaadanud, aga seda eelmist, kuidas nad pääsed seal mängisid koos selle Kuusma poisiga seal, et seal ta ikkagi päris korralikud kehad olid seal, et korralik tase. No Marko, millised välismaalased jäid sel hooajal sulle nii-öelda positiivses mõttes eredad silma? No eks ikka enda õpilased. Positiivselt jäid mulle silma, Trell. Ma arvan, et ameeriklased, et kes USA ülikoolides nagu enamus ikkagi said ikka mänguminuteid ja olid ikkagi korralikus rollis ka oma võistkondades ja osad ikkagi said siis March Madnessile ka särada ja tassisid oma võistkondades nii, kuidas nad oskasid. Ja siis Itaalia poisid on Trell ja Treier, kes mängisid väga okeid hooajad, väikeste kõikumistega, aga ikkagi pigem positiivse poole peal. Et need on need põhimehed ja pluss siis kõik enda õpilased. Veel küsimus. Et kui me siin toome need suuremad nimed välja, ütle Kotsar väga kõva hooaega, eks Raieste, Trell, Treier, Kullamäe, Kriisa, kellegi kohta me ju midagi halvasti öelda ei saa, et ta ei läks kuskilt lati alt läbi, aga see tase ongi hoopis meie jaoks ju teistsugune ja alati muidugi loodad rohkemat või ükskõik mida, aga ikkagi kokkuvõttes korralik üritus ja koondises ka ikkagi tegid ju korralik oma asja ära ja aasta pärast saavad jälle järgmised tuleristed ja mida kõrgemale ronime, seda paremini oskame käituda seal. Priit, koondise kapten Siim Sõder-Vene, sinu poeg ühtlasi, kuidas jalg Eestimaal vist juba tagasi ja kas jätkab ikkagi siis Fuenlabradas Hispaania kõrgliigas järgmisel hooajal või pole veel teada? No praegused plaanid näitavad, et ikka jätkab ja jalg paraneb vaikselt ja peaks sügiseks rivi saama, nii et taastumine ja remont kestab nii-öelda. Aga selle eestlased välismaal nagu kokkuvõttes, et kõik nimed, mis ta lugesid, on kõik õige, aga
tahaks, et järgmine aasta tuleks jälle keegi uus peale, et ma nagu vaataks nagu selle nurga alt, et oleks mõni nimi jälle juures, kellest nagu rohkem rääkida ja kelle nagu tegemisi analüüsida, et see oleks nagu kõige tähtsam moment selles juures. Ja, et kui me teile eestlased välismaal räägime, siis tegelikult ju potentsiaalikalt 4 nime on meil ju Eesti liigasse tagasi tulemas, et mina ei näe, et nad eriti leiavad töökohta, et Laane, Puidet, Paasoja, Järvelainen, et nendega on ju võimalik siin Eestis toimetada, et nad ju liigad, kus nad mängisid, ei tea, et oleks väga särand, et aga võib-olla nende jaoks ka seal kohta. Paasaga põrkasin kokku 2 päeva tagasi. Sai haiget jälle? Ei terveks ikka sinu kokku põrkasid? Ei terveks ja ta ikkagi ütles, et klubi on väga huvitatud, et ta läheb tagasi, nii et ja sama vist oli Jaani kohta ka, et klubi omanikud ja kõik olid väga rahul nendega ja Kristo, sa oled ikka negatiivne inimene. Ma arvan, et Järvelaisel Islandil on ka päris kõvad šansud edasi. Ja Laane numbrid tegelikult vaatamata selle, et ta sai 3 võitu, vaid hooajal tegelikult tema numbrid olid ju täitsa korralikud. Et kui tema saaks Rumeenias mõnda paremasse satsi, siis oleks tema jaoks jälle kõva edasiminek ikkagi, sest Rumeenia liiga iseenesest temaga vesteldes on väga korralik liiga ja seal on raha ja seal on päris head satsid ja päris head mehed, nii et seal on nagu varianti möllata küll. No, ma olen sellega nõus, et Rumeenia liiga on kõva, et isegi oleme mänginud ju neid FIBA Euroopi, et Rumeenia satsidega ja kogu aeg seal hammasrataste vahele jäänud. Ma arvan, et sellest nelikust meil Eesti liigasse sellel aastal või järgmisel hooajal nagu no ma lootsin lihtsalt taset tõsta kuidagi, et tahtsin positiivne olla, aga ju siis me... Sa oled mööda Rakveres ringi käima, rohkem vaeva nägema, et eelarvet kasvatada. Ei, no Siim rääkis nendest nii vähe, ma ei ole kursis, et tegelikult vist tegid väga hea hooaja tundub, et ma ise arvasin, et kuidagi kadus pildilt ära, et Paasol oli jalg, et tegelikult alustasid väga võimsalt ja klubi mängis hästi, et lõpupoole enam nii väga kursis ei olnud ja nii kõva fanatt ma ei ole, et ma veel tõmban esiliiga lahti Hispaania oma ja vaatan, kuidas kellelgi läheb. Ja, aga osades suurriikides ju veel mängud käivad, et nagu siin sai omavahel põgust räägitud, prantslased pole veel põhiturniirigi veel lõpetanud ja suurliigades möll käib, aga on meil mõned mehed, kes võib-olla tulevad Eesti liigasse tagasi, nagu Kristo mainis, et Taavi Urkatam ju näiteks lõpetas Ameerikas ülikooli, et võib-olla üks nimi sealt, mine tea, võib-olla pääseb ka välismaale, kuigi nende numbrite pealt ma usun, et üsna optimistlik. Jah, võib-olla see on ka ainuke nimi, ütleme, kes tagasi tuleb ja ma ei ole teisi... lõpetajaid vist ei olnud ka? Lõpetajaid nagu vist ei olnud ja kas sealt keegi nüüd nagu tahab loobuda, seda ma ei ole nagu ka kuulnud, et ega see meie nii-öelda liiga olukorda ei paranda väga. No oleme ausad, ega see maailm on ikkagi suur ja lahi, et Eesti liigast paremaid väljundeid või rahalisemalt paremaid väljundeid on kindlasti võimalik leida, et lihtsalt on, mida hing tahab, et meil siin seda, kui materiaalset poolt lihtsalt vaadata, seda meil väga ei ole, aga loodame, et mõni ikka tahab koju tulla. Aga pika maratoni lõpetuseks mehed hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama. Pikk suvepuhkus on ees ootamas. Mis plaanid on? Kristo, ketsid jalga veel? Suviseks 3x3 hooajaks. Jaa, õnneks minusugustele mõeldakse igapäevas ikka 3x3, et avati Lääne-Virumaa meistrisari, et esimese etapi võitsin ka, et kuskil saan ikka mingid medalid ja karikad olen koju saanud, et üle-eestilist kindlasti ei taha mängida, et selle lollusega see eelmine aasta korralt tehtud ja see hakkab kea pihta, aga mis siin muud, teeme tööd ja peame viljad ära ja siis vaatame, mis uuel aastal teeme. No Marko, kuidas sul puhata ikka saad? No natukene saab, eks siin mõtteid on igasugused, aga eks ootan seda peale jaanipäevast korvpalliturniiri, mis siin Leedus ja Kanadas ja igal pool toimuvad, see olümpiakvalifikatsioon ja olümpiaturniiri ja käed-jalad tööd täis lõpus, kas teleka ees või spordisaalis, aga mingi puhkuse ma endale kindlasti otsin. Ja Priit, sinul ma lasen lõpetada, kui ikkagi kõige tituleeritumal saateliikmel. No sellel suvel on jälle korvpall nagu väga töine, ütleme, et ega 3x3-ga siin läheb päris rajult ja tegemist on palju, et kahjuks on hästi palju vaja järgiaitamistundi teha, et see on nagu tegemata töö, nii et siin töö ei lõppe selles valdkonnas, et on millega vaeva näha, ütleme. Kas sul on mingid etteheited peatreenerile? Ei, mul on paljudele treenerile etteheited, et ikkagi väga algasjadega tuleb kahjuks tegelda ja igapäevaselt näeme seda siin, et nii tütarlastel kui noormeestel. Selleks on eraldi saadet või? Et selleks on eraldi saadet võib-olla vaja, jah.
aga ma tänan teid, mehed ja mängumehed tänavad ka teid, head vaatajad, et te meiega selle pika hooaja vastu pidasite. Soovime teile kõigile mõnusat suvepuhkust ja loodetavasti, miks mitte, kohtume juba üsna pea.